Need peaksid panema Vladimir Putini Guinessi rekordite raamatusse. Aga mille eest, me imestame? Võib-olla suurima arvu rumalate otsuste eest ühes sõjalises konfliktis. Ta oleks sellel alal kindlasti esirinnas. Kuidas oleks kõige rohkem vabandusi sõja alustamiseks, millest ükski ei ole loogiline? See oleks kindel rekord. Kuid kui me peaksime valima vaid ühe rekordi, mis jäädvustab Putini ja annab talle tema väärilise pärandi, siis oleks see just see. Kõige rohkem Vene sõdureid ohverdatud hullumeelse sõja nimel, millel pole tegelikku eesmärki. See tundub täiuslikult sobiv. Numbrid on halastamatud. Õigustused on hullumeelsed. Ja kõige hullem on see, et see on rekord, mis kasvab edasi seni, kuni Putini kinnisideeline kampaania Ukraina vastu lõpetatakse. Alustame kõige olulisema numbriga. 13. augusti seisuga on Venemaa kaotanud 1 462 970 sõdurit, kes on kas hukkunud, vigastatud või vangi langenud. See on Ukraina rahandusministeeriumi andmetel, mis on avalikustanud Venemaa kaotuste tegeliku ulatuse Putini hullumeelse soovi tõttu Ukraina hallutada. Varsti jõuab Venemaa punkti, kus kaotused ulatuvad 1,5 miljonini, mis on jahmatav arv ühe riigi kohta konfliktis, mida pole nähtud pärast seda, kui Nõukogude Liit mängis oma rolli natside nuhtluse alistamisel Teise maailmasõja ajal. Vähemalt tol ajal oli Venemaal tohututel kaotustel mingi eesmärk. Hitler tuli peatada ja Venemaa mängis selles kangelaslikku rolli. Aga Ukraina sõda ei ole mõrvarliku ideoloogi peatamises. Asi on ühe sellise teenimises. Venemaa sõjal Ukrainas pole muud eesmärki, kui rahuldada Vladimir Putini moonutatud ajalookäsitlust, kui ta püüab kindlustada oma pärandit kui üks kõigi aegade tähtsamaid Venemaa juhte. Ta jääb kindlasti ajalukku kui tähtis tegelane, lihtsalt mitte nii, nagu ta ise sooviks. Oleme vaid mõne päeva kaugusel sellest, et Venemaa saavutab järjekordse verstaposti, mis kindlustab Vladimir Putini rekordi enim Vene sõdureid ohverdanud juhina hullumeelses ja mõttetus sõjas. Kui mitu päeva? Väike salvrätiku peal tehtud arvutus annab meile vastuse. Augusti 13. kuupäeva andmete järgi, mida just jagasime, on Venemaa 37 000 sõduri kaugusel sellest, et kaotada Ukraina vastu peetud sõjas. 1,5 miljonit meest. Nüüd on meil vaja igapäevast kaotuste arvu. Selleks kasutame Venemaa juulikuu andmeid. Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel kaotas Venemaa juulis 42 860 sõdurit, mis on kõrgeim kuine kaotuste arv alates 2026 aasta algusest. Kui jagada see 31 juulipäeva peale, saame igapäevaseks kaotuste arvuks umbes 1382 sõdurit. Sealt edasi on matemaatika lihtne. 37 030 jagatud 1382 annab meile veidi alla 27 päeva, enne kui Venemaa jõuab 1,5 miljoni piirini. Täpselt 26,8 päeva. See tähendab, et Venemaa jõuab tõenäoliselt 1,5 miljoni kaotuseni vahetult pärast septembri esimest nädalat, mis tähistab järjekordset alandust sellele, mida peetakse üheks maailma tugevaimaks sõjaliseks jõuks. Siin on mõned alternatiivsed arvud, mida võiksime kaaluda. Arvud, mida kasutasime, pärinevad Ukrainast ning strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus ehk CSIS on nendega enam-vähem nõus. Teised allikad ei nõustu nendega, kuigi nende arvudele on lisatud palju mööndusi. Näiteks Suurbritannia GCHQ luureagentuur hindas juba mais, et umbes 500 000 Vene sõdurit on lahingutes hukkunud. Me näeme kohe mööndust. See arv hõlmab ainult hukkunud sõdureid, ega arvesta haavatuid ega vange. Pole sugugi võimatu, et GCHQ esitaks Ukraina omaga sarnase arvu, kui arvestaks kõiki kaotusi. Tegelikult just nii tegi ka CSIS. See väidab, et Venemaa on lahinguväljal kaotanud umbes 450 000 sõdurit, kuid oma hinnanguni 1,4 miljonit jõudis ta, lisades haavatud ja vangi langenud sõdurid. Mediazone koos BBC Venemaa teenistusega pakub palju madalamat hinnangut. See ütleb, et alates Putini sissetungi algusest on hukkunud 236 066 Vene sõdurit. Jällegi on siin arvestatud hukkunuid, mitte kogu kaotuste arvu. Kuid selle konkreetse numbri puhul tuleb arvestada veel ühe asjaga. Kõik need 236 066 surmajuhtumit on kinnitatud avalikult kättesaadavate allikate kaudu, nagu nekroloogid, meediaraportid ja surnute lähedaste sotsiaalmeedia postitused. See tähendab, et meedia enda arvud ei hõlma neid, keda Venemaa on kuulutanud kadunuks, kuigi nad on tegelikult hukkunud. Lisaks on kindlasti palju sõdureid, kes on surnud vaikselt ja jäänud tähelepanuta. Kõike seda arvesse võttes on peaaegu 1,5 miljonit täiesti usutav. Venemaa kaotab sõdureid naeruväärselt kiiresti ja olukord läheb ajaga ainult hullemaks. Võtke näiteks Venemaa ja Ukraina kaotuste suhe 2. juuli. Stars and Stripesi raporti kohaselt on suurema osa sõja jooksul Venemaa ja Ukraina kaotuste suhe olnud 2 venelast iga 1 ukrainlase kohta. Mõnikord tõuseb see isegi 3 venelase peale 1 ukrainlase kohta. See ei ole enam nii. Mitte mingil juhul.
Kuna rohkem Venemaa kogenud sõdureid on välja langenud ja asendatud kogenematute kahurilihaga, on Venemaa kaotused võrreldes Ukraina omadega hüppeliselt kasvanud. Praegu kaotab Venemaa 8 sõdurit iga 1 ukrainlase kohta. Suur küsimus on nüüd, kuidas Venemaal olukord nii halvaks läks? Oleks lihtne viidata Ukraina droonide laienevale kasutamisele, mis üha enam aitavad hoida sõdureid rindelt eemal ja sellega asi lõpetada. Ja tõepoolest, Ukraina droonid ja robotid mängivad selles, mida me näeme, väga suurt rolli. FPV ja keskmaa löögidroonide tulv, mis möllab läbi Ukraina loodud tapatsoone, võtab Vene sõdurid maha enne, kui nad rindele jõuavad. Lisaks kasutab Ukraina üha enam maismaa roboteid eesliini missioonidel, mis on West Pointi kaasaegse sõjainstituudi andmetel vähendanud isikukahjusid kuni 30%. Kuid isegi see kõik ei selgita praegu toimuvat erinevust täielikult. Venemaa ei kaota lihtsalt rekordiliselt palju sõdureid. Venemaa kaotab rohkem, samal ajal kui Ukraina kaotab vähem. Ja sellel on suur põhjus. Avaldame selle põhjuse kohe varsti. Kõigepealt te vaatate sõjasaadet. Kui see on selline ülevaade, mida soovite näha, siis kindlasti tellige kanal ja lülitage teavitused sisse. Me tuume teieni selliseid videoid iga päev. Et tõeliselt mõista, kuidas asjad on Venemaa jaoks nii halvaks läinud, peame ajas tagasi minema 2022. aasta veebruarisse. Putin ja tema kaaslased olid seda, mis juhtuma hakkas, kaua planeerinud, isegi siis, kui nad ülejäänud maailmale silmagi pilgutamata valetasid. Lõpuks oli suur päev käes. Venemaa oli kohe sissetungi alustamas ja plaan oli murda läbi Ukraina kaitseliinidest ning jõuda mõne päevaga Kiievisse. Et see plaan teoks saaks, kavatses Putin kasutada eliitoperatiive nii Venemaa sõjaväest kui ka palgasõdurite rühmadest, nagu Wagner. 24. veebruar saabus. Vene sõdurid ületasid piiri. Ja mõne päeva jooksul edeneti. Suured alad Ukraina lõunas ja idas okupeeriti. Venemaa suutis isegi hõivata territooriumi Kiievi lähedal, jõudes umbes 30 kilomeetri kaugusele Ukraina pealinnast. Siis midagi muutus. Ukraina vastupanuliikumine organiseerus ja nad hakkasid Venemaad tagasi tõrjuma. Mõne nädala jooksul hakati Vene vägesid välja tõrjuma nende poolt okupeeritud aladelt. Veel mõne nädala pärast hakkas lääne toetus sisse voolama. Vene sõdurid hukkusid tuhandete kaupa ja rindejooned, mis pole Putini jaoks järgnenud aastatel peaaegu üldse muutunud, kujunesid välja. Sõja esimesed kuud panid aluse kõigele sellele, mis on järgnenud, ja kõik taandub nendele eliitvõitlejatele, keda me mainisime. Kiire võiduotsingul 2022. aasta veebruaris saatis Venemaa rindele oma parimad elukutselised sõdurid. Just need kogenud ja andekamad Vene sõdurid olid sõja alguses esimeste kaotuste seas. Ja iga päris sõduri kaotusega Ukraina tule või hiljem droonide tõttu oli Venemaa sunnitud kiiresti asendajaid otsima. Mõne aja pärast ei saadetud Ukrainasse enam elukutselisi sõdureid. Sinna saadeti kõik, kelle Vladimir Putin suutis kätte saada ja kes olid nõus raha eest lihaveskisse minema. Me nägime seda juba 2022, aasta teisel poolel. Just siis muutus Venemaa kaotuste tasakaal. Enam ei surnud Vladimir Putini sõjas peamiselt elukutselised sõdurid, vaid peamiselt vabatahtlikud, teatab Newsweek. See oli algus Venemaa teekonnale 1,5 miljoni kaotuseni. Elukutseliste kaotus ning vabatahtlike tõus ja pidevad langused. Venemaa sõjaväel on endiselt suur spetsialiseerumise probleem, nagu tõi välja Small Wars Journal oma 21. aprilli artiklis. Ajakiri kirjutab, et alates sõja algusest on 8500 Venemaa väljaõppinud langevarjurit saanud haavata ning umbes pooled 30 000 dessantväelasest, kes sõja alguses olid, on kas surnud või vigastatud. Sama väljaanne ütleb, et Venemaa on 4 aasta jooksul Ukrainas võideldes kaotanud 2218 merejalaväelast, mis on umbes sama palju, kui USA kaotas 20 aasta jooksul Afganistanis. Ja 900 spetsnazi operaatorist, kelle Venemaa algselt Ukrainasse saatis, said 775 kas surma või olid nii raskelt haavatud, et nad ei saanud enam lahingusse naasta. See kõik on juba iseenesest piisavalt halb. Kuid et toetada Vladimir Putini sõjapidamisviisi, on Venemaa asendanud neid eliitüksusi ja täiendanud oma jalaväge inimestega, kellel pole tegelikult mingit asja sõjatsooni sattuda. Nad on juba algusest peale kas kurjategijad. Kui Kremlile sai selgeks, et Ukraina ei kavatse kokku variseda, hakati värbama inimesi Venemaa ühiskonna kõige hullemast kihist. Siin on omaette vildakas loogika. Kui keegi on valmis Venemaal tapma või sandistama, siis naudib ta kindlasti võimalust teha sama Ukraina sõduritega ning kindlasti ei jookse ta esimese vabaduse märgi peale minema. Sargasm kõrvale jättes oli Venemaa Ukraina välisluureteenistuse andmetel 2025 aasta jaanuariks värvanud sõtta Ukrainas lausa 180 000 vangist.
sellest ei piisanud. Kes oleks osanud arvata, et vaevu välja õpetatud kurjategijate saatmine sõtta ei too tulemusi? Venemaa näib asja positiivselt võtvat ja peab oma vangide värbamise strateegiat võimaluseks teha vangilaagrites ruumi juurde. See on ainus seletus, mille me suudame välja mõelda, miks Venemaa 22. juulil laiendas oma vangide värbamiskampaaniat, lubades võitlusega liituda ka narkokaupmeestel, jõuguliikmetel ja bandiitidel. Sa ilmselt juba märkad siinset mustrit. Vaevalt välja õpetatud vang ei ole professionaalne sõdur. See vang on kahuriliha, nagu paljud tuhanded teised, kes on juba värvatud, ja nad suurendavad peaaegu vältimatult Venemaa kaotusi. Aga kuidas on vabatahtlikega? Jah, Venemaa ei võta sõdureid ainult vanglatest, et nad oleksid Putini etturid. Värbajad igas Venemaa piirkonnas ahvatlevad tavalisi inimesi rahaliste präänikutega. Need ahvatlused on tohutute allkirjastamisboonuste ja palkade näol, mis on mitu korda kõrgemad kui Venemaa keskmine, kõik selleks, et inimesed annaksid oma elu sõjaväe käsutusse. Valdav enamus sõduritest, keda Venemaa praegu Ukrainas hoiab, on vabatahtlikud, keda on ahvatlenud Kremlist tulevad pakkumised või kellele pole mõnel juhul valikut antud. Ja samuti pole üllatav, et vabatahtlikud moodustavad suurima osa Venemaa kaotustest, ning see on nii olnud alates 2022 aasta teisest poolest. Ometi liituvad nad endiselt, sest Venemaa muudkui suurendab pakutavat tasu. Kyiv-Posti andmetel ei maksa Venemaa hullumeelset raha ainult oma lepingulistele sõduritele. Samuti antakse kuni $22 200 inimestele, kes neid sõdureid värbavad. Selline on Kremli meeleheide, et kahuriliha Ukrainasse edasi voolaks. Mis puudutab sõdureid endid, siis mitmes Venemaa piirkonnas võivad nad saada sarnases suurusjärgus allkirjastamisboonuseid, lisaks neile kõrgetele palkadele, millest me rääkisime. Kui pakkuda selliseid võimalusi inimestele, kellel pole õnne olnud ja kes ei näe muud võimalust teenida sellist raha, nagu Kreml maksab, siis tekibki püsiv sõdurite juurdevool. Ainus probleem on see, et varem mainitud teema tuleb taas mängu. Venemaa kaotab Ukrainas vägesid nii kiiresti, et peab oma vabatahtlikud võimalikult kiiresti rindele saatma. Võid ette kujutada, mida see tähendab väljaõppe seisukohalt. Venemaa vabatahtlikud sõdurid ei saa piisavalt väljaõpet. Ainus põhjus, miks neid võiks kutsuda professionaalideks, on see, et nad saavad palka. Neil pole kindlasti neid oskusi, mis olid neil, kelle Venemaa on juba kaotanud. Ma avastan end ikka ja jälle üllatumas, kui kehv võib olla Vene üksiksõduri tase, ütles Georg Baros, kes on Sõjauuringute Instituudi Venemaa analüütik 2024 aasta septembris. Tase on nende 2 aasta jooksul ainult langenud. Business Insideri 2026. Aasta juulikuu raporti kohaselt elab keskmine Vene uusvärvatu pärast väljaõppelaagrisse saabumist vaid 10 päeva kuni 3 nädalat. See annab neile maksimaalselt 3 nädalat väljaõpet enne, kui nad saadetakse droonidest kubisevatesse tapatsooni ja tõenäoliselt isegi vähem. Viimased niinimetatud vabatahtlike grupid saavad veelgi halvemini hakkama. 12. augusti raportis teatas RBC Ukraina, et inimesi kogutakse nüüd Penza ja Omski tänavatelt, et saata nad Ukrainasse. Värbajad sihivad haavatavaid inimesi, näiteks neid, kes on alkoholi tarvitanud, peavad nad kinni ja saadavad siis sõjaväe värbamispunktidesse, kus neid sunnitakse lepingutele alla kirjutama. Nii et mitte ainult ei sunnita neid läbima väljaõpet pohmelliga, vaid nad ei taha seal üldse olla. Pole ime, et need sõdurid surevad massiliselt. See on jälle see sama teema. Pole professionaale, ainult elavjõud. Ja ära unusta välisvõitlejaid. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul on kuni 50 000 Põhja-Korea sõduri kavas paigutada Venemaa territooriumile, kus nad teenivad tagalas, kuni nad paratamatult jõuavad rindele. See on lisaks umbes 14 000 Põhja-Korea sõdurile, kes saadeti Venemaale juba 2024. aastal, et aidata Putinil tagasi vallutada Kurski piirkonda, mille Ukraina oli vastupealetungis hõivanud. Aafrika ei ole Venemaa värbamise eest kaitstud. Ukraina platvorm Stop Russian Recruiters on tuvastanud peaaegu 3000 inimest Aafrika riikidest, kes on sattunud Ukrainasse, kellest umbes 1/6 on juba hukkunud. Nii et Venemaal ei ole mitte ainult halvasti väljaõpetatud kurjategijad ja vabatahtlikud, kes moodustavad suurema osa tema armeest, vaid tal on ka sõdureid, kes ei räägi õiget keelt ega ole kunagi varem päris lahingus olnud. Praeguseks ei pea me teile enam seletama, kuidas Venemaa on jõudnud peaaegu 1,5 miljoni kaotuseni. See on täiesti ilmne. Ja mida Putin ei näe, kui ta oma ainulaadset rekordit kasvatab, on see, et ta määrab kogu oma riigi rängale allakäigule, ainult selleks, et jätkata võitlust Ukrainas. Juba räägitakse, et Putin valmistub mobiliseerima 500 000 venelast ning Kreml on juba kehtestanud selleks vajalikud õiguslikud mehhanismid. Kui Putin oma plaanid ellu viib, laieneb tänavatelt inimeste röövimise praktika märkimisväärselt ning veelgi rohkem venelasi, kes kuuluvad kõige õnnetumasse põlvkonda alates 1940 aastatest, saavad surma.
Selle ühe sammuga annab Putin märku oma kavatsusest tirida Venemaa veel mitmeks aastaks sõtta Ukrainaga. Ja uskuge meid, kui ütleme, et jutt käib aastatest. Juulis suutsid Vene väed vallutada vaid 37,85 ruutkilomeetrit, vastavalt Sõjauuringute Instituudi andmetele. See on territoorium, mille hõivamist on kinnitatud, nii et see ei hõlma kohti, kuhu Venemaa on suutnud sisse sokutada vaid mõned sõdurid, kes lihtsalt ootavad, et Ukraina nad kätte saaks. Paneme selle konteksti. Ukraina ei ole väike riik. Selle pindala on umbes 603 550 ruutkilomeetrit, millest Venemaa on suutnud okupeerida 20%, sealhulgas Krimmi. Kui see 20% ära võtta, jääb Ukrainast vallutamiseks 482 840 ruutkilomeetrit. Venemaa suutis ühe kuuga vallutada 37,85 ruutkilomeetrit. Ja see oli üks tema parimaid kuid alates aprillist. Praeguse edenemistempo juures võtaks Venemaal ülejäänud Ukraina vallutamine 12 756 kuud, ehk umbes 1000 aastat. See pole just ajaraam, mis Putinit kõigaks, mistõttu ta otsib võimalusi mobiliseerimiseks. Ta peab asju kiirendama, et oleks vähemalt väike võimalus, et Venemaa võiks Ukraina alistada veel tema eluajal ja ta saaks nautida oma võidu hiilgust. Hiilgus, mis on Venemaale juba maksnud ligi 1,5 miljonit inimest, hävitanud terve põlvkonna ja nõuab selle teoks tegemiseks veel miljoneid ohvreid. Mõtle, milliseks Venemaa on juba 2026 aastaks muutunud. Korruptsioon vohab, majandus on varemetes. Venemaal seisab silmitsi demograafilise langusega, mis nägi halb välja juba enne Ukrainat ja näeb nüüd veelgi hullem välja. Ja impeerium, mida Putin üritab luua, on kokku varisenud. Venemaa kaotab mõju kogu maailmas ning Venemaa ise on muutunud veelgi enam jälgimisriigiks. Kõik selleks, et teenida Putinit, kes vajub üha sügavamale omaenda paranoiasse. FSB-l, millel pole nüüd peaaegu mingeid piire ja mis omab rohkem võimu kui Putin ise, sillutab Venemaale teed tulevikku, kus kõik järgnevad juhid on 21. sajandi KGB versiooni nukud. Piirid sellele võimule, mida Venemaal enne Ukrainat arvati olevat, on kogu maailmale paljastatud. Ja samal ajal muutuvad numbrid ainult karmimaks. Kaotused on üha rängemad. Putin ei peatu, ta ei saa. Ta on lõksu pannud nii enda kui kogu oma riigi ohverdamise tsüklisse. Kuigi ta teab, et tal pole enam ülekaalu, peab ta sõda edasi ajama. Rahu väljakuulutamine oleks nüüd läbikukkumine, mida ta ei elaks üle, mistõttu Putin keeldub igast rahu läbirääkimiste pakkumisest, mis tema lauale jõuab. Aga Putin teab, et Venemaa ei suuda tema sõda võita nii kiiresti, et ta jõuaks seda enne surma nautida. Juunis seisis Putin Peterburi majandusfoorumi külaliste ees, Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil, ja ütles: "Ma heitsin pilgu ühele kirjale. Selle kirja autor mainib minu vanust. Mõned maailma liidrid on minust vanemad. Kõige tähtsam on see, kas sa suudad oma tööd korralikult teha. Isegi väike vihje tema vanusele on tänapäeval piisav, et Venemaa juhti ärritada. Ja nii see peakski olema. Aeg hakkab otsa saama nii Putini kui ka terve põlvkonna venelaste jaoks. 1,5 miljonit ohvrit on astronoomiline arv. Kuid see on ka lihtsalt verstapost, küppelaud veel suuremateks kaotusteks. Surmad ei lõpe enne, kui Putin lõpetab. Ja tema ei lõpeta enne, kui Venemaa võidab või ta on surnud. Me teame, mille peale meie panustame. Nüüdseks on Venemaa sõda Ukraina vastu kestnud juba üle 4,5 aasta. See on kauem kui Esimene maailmasõda ja kauem kui Nõukogude Liidu võitlus Natsi-Saksamaa vastu Teises maailmasõjas. Ja erinevalt sellest Nõukogude triumfist kujuneb see sõda tõenäoliselt üheks suurimaks läbikukkumiseks kaasaegses ajaloos, eriti arvestades konfliktis osalenud 2 riiki. Peaaegu kõigi mõõdetavate näitajate järgi ei lähe see sõda nii, nagu Kreml oma rahvale lubas. Me vaatame üle tegelikud numbrid, mis on võetud Ukraina, Venemaa ja sõltumatutest lääne allikatest ning toome välja, kui halvasti on see sissetung läinud riigile, kes selle alustas. Alustame numbrist, mis peaks lõpetama igasuguse vaidluse selle üle, kes selle sõja lahinguväljal võidab. Territoorium. 2022 aasta novembris. Pärast seda, kui Ukraina vastupealetungid Harkivis ja Hersonis olid juba tagasi võtnud enam kui poole kõigest, mida Venemaa oli vallutanud. Sissetungi esimestel kuudel kontrollisid Vene väed umbes 108 600 ruutkilomeetrit Ukrainast. See on ligikaudu 18% riigist. Nüüd, kui liigume ajas edasi, 2026. Aasta keskpaika ja pärast 100 000 täiendavaid ohvreid ning pidevaid Kremli väiteid Ukraina linnade vabastamisest, Venemaa kontrollib kuskil umbes 116 000 ruutkilomeetrit. See on vaid umbes 20%. Teisisõnu, 3,5 aasta jooksul kestnud kurnavate pealetungide käigus on Venemaa saanud juurde vähem kui 2% Ukraina territooriumist. Ja siin on konks. 2026 aasta aprillis. Sõjauuringute Instituut registreeris, et Venemaa kandis sel kuul esimest korda sõja jooksul territoriaalset netokaotust.
kui me ei arvesta kuulsat Kurski sissetungi 2024 aasta augustis. Mis toimus Vene pinnal? Järeldus on see, et Ukraina väed vallutasid tagasi rohkem territooriumi, kui Vene armee suutis juurde saada. See ei kestnud kaua, sest juuniks ja juuliks olid Vene väed taas napilt territoriaalses plussis. Aga 1 kuuks lakkas olemas tõsi see peatamatu Vene pealetung, mida Kreml on oma propagandas alates 2022 aastast müünud. Ja tasub meenutada, kui erinevalt see sõda algas. Siis see tungi esimestel nädalatel vallutasid Vene väed mõne päevaga üle 60 000 ruutkilomeetri Ukraina territooriumi, liikudes kiiresti Kiievi suunas, enne kui nad tagasi tõrjuti. See ongi see edasitungi ulatus, milleks täiskoosseisuline mehhaniseeritud armee on tegelikult võimeline, kui ta riigi ootamatult tabab. Võrrelge seda praeguse rindejoonega. Konstantinovka ümbruses, Ida-Donetski kindlustatud vööndis, mida Venemaa üritas üle aasta murda, on Vene väed edenenud keskmiselt umbes 50 meetrit päevas. Pokrovski lähedal on see pigem umbes 70 meetrit. Selliseid igapäevaseid edusamme kirjeldavad sõjaajaloolased tavaliselt 1916. Aasta Sommi lahingu puhul, mis kestis üle 4 kuu, kus toodi lahingusse tankid. ja territoriaalne edenemine jäi mõne kilomeetri piiresse. See kampaania sai sümboliks tööstuslikus mahus veresaunale peaaegu ilma strateegilise kasuta ning Venemaa näib mõningate nende edasiliikumistega sama teed minevat. Et mõista, kui aeglane see edasiliikumine tegelikult on, aitab teha arvutused, nii nagu Forbes tegi 2025 aasta mais. Sel hetkel liikusid Vene väed edasi umbes 176 ruutkilomeetrit kuus. Forbes tegi arvutused ja jõudis järeldusele, et sellise tempoga kuluks Venemaal kogu Ukraina okupeerimiseks 231 aastat. Sama analüüs näitas, et Venemaal oleks vaja 100 miljonit sõdurit, samas kui sõjaeelse elanikkonna koguarv oli 140 miljonit. Aga uuendame seda hinnangut. Kasutades Sõjauuringute Instituudi andmeid 2026 aasta esimese poole kohta, edenes Venemaa 6 kuu jooksul kokku umbes 628 ruutkilomeetrit. See teeb umbes 104,5 ruutkilomeetrit kuus, mis on palju vähem kui Forbesi aasta varem kasutatud näitaja. Kui teeksime sama arvutuse täna, kuluks Venemaal kogu Ukraina hõivamiseks mitte 230, vaid umbes 400 aastat praeguse tempoga. Võrdluseks, see on kauem kui aeg, mis on möödunud Vene impeeriumi asutamisest Peeter Suure ajal. Nüüd räägime hinnast, mida Venemaa nende territooriumi kildude eest maksab, sest siin muutuvad numbrid tõeliselt jaamatavaks. Ukraina kindralstaabi andmetel ületasid Venemaa lahingukaotused hukkunud ja haavatud 2026 aasta juuli lõpuks 1,45 miljonit. Juuli ise oli kogu aasta kõige hullem kuu Venemaa kaotuste osas, kus registreeriti 42 860 kaotust. Keskmiselt on Venemaa kaotanud ainuüksi 2026 aastal umbes 34 000 sõdurit kuus. Sõltumatud lääne luurehinnangud kinnitavad seda üldjoontes. Suurbritannia kaitseministeerium, Eesti välisluureamet, Hollandi sõjaväeluureteenistus ja CSIS Washingtonis. Kõik jõuavad arvuni, mis jääb kuskile 400 000 ja 500 000 hukkunud venelase vahele. Ning kokku on hukkunuid, haavatuid ja kadunuid 1,1 kuni 1,4 miljonit. Võrdluseks toob CSIS välja, et Venemaa on kandnud lahinguväljal rohkem kaotusi kui ükski teine suurriik üheski konfliktis pärast teist maailmasõda. Võrrelge seda Ameerika Ühendriikidega, mis on kaotanud umbes veerandi sellest arvust kõigis sõdades kokku, alates 1945 aastast. Ja on veel üks oluline number, mis aitab selgitada, miks Vene jalaväerünnakud on hakanud droonikaadritel välja nägema just sellised, nagu nad praegu on. Sõjalised analüütikud, viidates CIA hinnangule, on öelnud, et kogenematu Vene sõduri eluiga massilise jalaväerünnaku ajal on vaid 20 kuni 30 minutit. See ei ole üldine number iga rindel oleva sõduri kohta. See käib just nende lihalaine taktikate kohta, mida Venemaa on üha enam kasutanud, kus väikesed, halvasti väljaõpetatud sõdurite rühmad saadetakse otse Ukraina positsioonidele. Nende eesmärk ei ole sageli mitte kaitseliinidest läbi murda, vaid lihtsalt tuld enda peale tõmmata, Ukraina tulepositsioone paljastada ja Ukraina laskemoonavarusid lihtsalt ära kulutada. Eluiga, mida mõõdetakse minutites, näitab selgelt, kui kergesti asendatavad need ründesõdurid on muutunud ja kuidas Venemaa ohverdab üha enam elusid nappide lahinguliste edusammude nimel, selle asemel, et toetuda koordineeritud ühendrelvaoperatsioonidele. On veel üks punkt, mis peaks Kremlit rohkem muretsema panema kui kõik eelnev. Aastal 2026 on Venemaa igakuine kaotuste arv hakanud ületama igakuist ligikaudu 27 000 uue sõduri värbamise määra. Nii et Venemaa kaotab mehi kiiremini, kui suudab neid asendada, isegi rekordiliste liitumisboonustega. Ja kaotuste suhe
ajalooliselt kuskil 2–3 Vene kaotuse vahel iga ühe Ukraina kaotuse kohta. On väidetavalt kasvanud Ukraina kasuks kuni 8-1 2026. Aasta esimesel poolel CSISI andmetel. Võrdluseks, Ukraina on kaotanud hinnanguliselt 50 000 sõdurit langenutena ja umbes 400 000 haavatut, vastavalt president Zelenski enda 2026 aasta juuli andmetele. Kui Venemaa ei võida olulist territooriumi ja kaotab sõdureid jätkusuutmatult kiiresti, siis mis täpselt põhjustab selle jõudluse languse? Vastus on, nagu võisite arvata, droonid. Ukraina on viimased aastad ehitanud üles 2026 aastaks maailma suurima droonitööstuse. 2026. aasta juulis. President Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina toodab aastas 10 miljonit drooni. See on tõusnud võrreldes 2023 aastal välja kuulutatud eesmärgiga toota vaid 1 miljon drooni, mida nii riigisiseselt kui ka välismaal laialdaselt skeptiliselt vastu võeti. Zelenski on lubanud seda arvu taas kahekordistada, jõudes 20 miljoni droonini aastas. Kusjuures Euroopa partnerid on nõustunud aitama laienemist rahastada. Sõltumatud hinnangud, näiteks Välissuhete nõukogu poolt, on ettevaatlikumad, hinnates 2026 aasta tegelikuks arvuks pigem 5–6 miljonit ühikut. Kuid isegi see väiksem arv on sõjaaegne tööstuslik muutus, millel on ajaloos peaaegu olematu pretsedent. 2026 aasta keskpaigaks on Ukrainas üle 450 kodumaise droonitootja, võrreldes vaid 10 ettevõttega 2022 aastal. Need ei ole ainult odavad FPV-droonid, kuigi just need moodustavad rindel tapmisahela seilgroo. Ukraina insenerid on ehitanud spetsiaalsed tõrjedroonid, mida toodavad sellised ettevõtted nagu Wild Hornet, mis on spetsiaalselt loodud selleks, et jahtida ja taevast alla tuua Venemaa enda droone. Midagi, mida Venemaa õhutõrje pole kunagi suutnud suures mahus järele teha. Ukraina on loonud maailma esimese sõjaväeharu, mis on täielikult pühendatud mehitamata süsteemidele. Ja see haru on teatanud, et ainuüksi 2026 aasta esimesel poolel on tabatud üle 800 000 kinnitatud Vene sihtmärgi, sealhulgas isikkoosseis, suurtükivägi, õhutõrjesüsteemid ja logistikasõidukid. Ukraina kaitseministeerium on samuti teatanud, et mehitamata süsteemide operatsioonid aitasid selle aja jooksul kaasa umbes 167 000 Vene sõduri hukkumisele või rasketele vigastustele. See arv muudaks droonid kogu selle sõja kõige surmavamaks relvasüsteemiks, edestades kõiki teisi relvi, millele Venemaa tegelikult oma sõjategevuse rajas. Pärast lühimaa taktikaid on kesk- ja kaugmaa rünnakukampaaniate areng olnud veelgi laastavam. Need kampaaniad on jõudnud sügavale Venemaa enda majandusse. Ühes 2026 aasta rünnakus tabasid Ukraina droonid 2 suurt logistikakeskust, mis kuulusid Wildberriesile, mida mõnikord kirjeldatakse kui Venemaa vastust Amazonile, muutes ettevõtte jaotusvõrgu võtmeosad tuhaks. Ukraina on rünnanud ka Kupotnio naftarajatist, mis asub vaid 10 miili kaugusel Kremlist endast ja jõudnud Venemaa suurima üksiku naftatöötlemistehaseni Omskis, mis asub enam kui 2500 kilomeetri kaugusel lähimast Ukraina territooriumist. Merrill. Ukraina teatas, et tabas 9 päeva jooksul 2026 aasta keskel Aasovi merel üle 100 Vene laeva. See oli osa sihikindlast kampaaniast katkestada Krimmi varustamine nii meritsi kui ka mööda maanteed. Ükski neist saavutustest poleks võimalik ilma Ukraina droonitööstuseta. Kuid kõige olulisem Ukraina droonide kasutus 2026 aastal on toimunud enam kui 1000 kilomeetri kaugusel rindest Venemaa enda territooriumil. 2026 aasta keskpaigaks. Ukraina oli rünnanud kõiki Venemaa 10 suurimat naftarafineerimistehast, ajutiselt häirides rajatisi, mis moodustasid kampaania jooksul umbes 42% Venemaa naftatöötlemisvõimsusest. Juunis tabasid Ukraina droonid 1 kuu jooksul 11 erinevat rafineerimistehast ja 8 kaitsetööstuse objekti. Rahvusvaheline energiaagentuur ehk IEA hindas, et kampaania oli peatanud umbes 500 000 barrelit Venemaa toornafta töötlemisvõimsust päevas. See on võrreldes hinnangulise kogumahuga 6,6 miljonit barrelit päevas, mis näitab otsest kaotust umbes protsendi ulatuses. IEA prognoosis algselt, et häired kestavad vähemalt kuni 2026. aasta keskpaigani, kuid sellest ajakavast on taastumine veelgi edasi lükkunud. 2026. aasta juuliks teatas Novaya Gazeta Euroopa kütusepuudusest kõigis riigi 83 piirkonnast peale 5. Ükski piirkond pole sellest kampaaniast rohkem pihta saanud kui Krimm, poolsaar, mille Venemaa annekteeris 2014 aastal ja mida on alati pidanud selle sõja kroonijuveeliks. Aga enne kui läheme järgmiste punktide juurde, kindlasti telli sõjasaade, et olla kursis kõigi uudiste ja statistikaga rindelt. Tagasi Krimmi juurde. 2026 aasta juuni lõpus kuulutasid Venemaa poolt ametisse määratud võimud piirkonnas välja tähtajatu eriolukorra,
reageerides otseselt kütuse, elektri ja toiduvarude kokkuvarisemisele. Ukraina kampaania poolsaare isoleerimiseks on olnud märkimisväärselt tõhus. Liiklus mööda RR 280 maanteed, mis on peamine maismaa varustustee, mis ühendab Krimmi Venemaa mandriosaga, vähenes vaid 2 nädalaga, 71% võrra. Kütus oli muutunud nii haruldaseks, et Sevastopoli elanikud seisid tundide kaupa järjekorras, et saada QR-koodi, mis võimaldab neil osta 20 liitrit Vene bensiini. Kohapealsed raportid kirjeldavad, et bensiin müüakse, kui seda üldse saada on, 3–4 korda tavapärasest kallima hinnaga. Kõik see avaldab survet ainsale hoovale, mida Venemaa president Vladimir Putin on alati kõige rohkem kartnud kasutada. Mobilisatsioon. Venemaa on vältinud teist ametlikku, avalikult välja kuulutatud mobilisatsiooni pärast kaootilist ja äärmiselt ebapopulaarset 2022 aasta septembri mobilisatsioonikutset, mis vallandas massilised protestid ja pani sadu tuhandeid Vene mehi peaaegu üleöö riigist põgenema. Selle asemel on Kreml lootnud rahalistele stiimulitele ja üha suurematele allkirjastamisboonustele, mis sisuliselt kujutavad endast vaikset, mitteametlikku varimobilisatsiooni, võttes sihikule mehed, kellel on kõige vähem õiguslikke või rahalisi võimalusi vastu seista. Aga praod on näha. Ukraina luure ja sõltumatud Vene väljaanded on dokumenteerinud sõjaväealiste meeste tänaval kinnipidamisi sellistes kohtades nagu Penza oblast juba 2026 aasta jaanuaris. Värbamine Moskvas endas on väidetavalt 1/3 võrra langenud võrreldes eelmise aastaga. Zelenski on avalikult öelnud, et Venemaa valmistab ette tingimusi mobilisatsiooni ametlikuks laiendamiseks 2026 aasta juuli lõpus. Mõnede hinnangute kohaselt kutsutakse välja 300 000 kuni 500 000 täiendavat sõdurit. Põhjus, miks Putin on sellele nii kaua vastu seisnud, on lihtne. Mobilisatsioon rikub vaikiva kokkuleppe, mida Putin on sõja algusest peale tavaliste venelastega hoidnud. Kokkulepe seisnes selles, et Vene elanikkond pidi lihtsalt sõda taluma ning see toimuks nende kodudest eemal ega mõjutaks nende elu. Teine mobilisatsioon rebib selle kokkuleppe puruks. See ulatub Moskva ja Peterburi majapidamistesse, mis on seni olnud sõja inimkaotuste eest peaaegu täielikult kaitstud. Just see ongi põhjus, miks droonikampaania nende 2 linna vastu on olnud poliitiliselt nii olulised. Näidates otseselt, kui kaugele Ukraina suudab ulatuda ja kui halvasti Venemaal läheb vaenlase vastu, kelle ta pidi nädalatega alistama. Selle kõige taga olev rahaline surve on sama tõsine kui inimressursside surve. 2026 aasta. Mais oli Venemaa majandusministeerium sunnitud avalikult alandama oma nafta- ja gaasitootmise ning ekspordiprognoose ülejäänud kümnendiks, viidates otseselt sanktsioonidele ja droonikampaaniale. Nafta eksport pidi prognoosi kohaselt vähenema ning ministeerium ei oodanud ekspordi taastumist isegi 2025 aasta tasemele, enne 2029 aastat. Ja on üks asi, mis muudab Venemaa positsiooni veelgi hapremaks. Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak on määranud Uraali toornafta hinnaks 2026 aastaks vaid $59 barreli kohta. Ja seda hoolimata sellest, et maailma naftahinnad on korduvalt tõusnud üle $100 barreli kohta. Seda seetõttu, et Hormuzi väin oli suletud sõja ajal Ameerika Ühendriikide, Iisraeli ja Iraani vahel. Venemaa müüb oma naftat suure allahindlusega, isegi kunstlikult üles puhutud maailmaturul. Ja Venemaa enda prognoosi kohaselt langeb see hind veelgi, umbes $50 barreli kohta, aastatel 2027 kuni 2029. Mõtle, mida see tegelikult tähendab. Praegu on kõrge maailmaturu naftahind tingitud täielikult ebastabiilsusest Lähis-Idas, mitte Venemaa tegevusest. See on üks väheseid asju, mis toetab Moskva alles jäänud mõjuvõimu hinnatundlike ostjate nagu India ja Hiina üle. Need 2 klienti hoiavad Venemaa energiatoodete eksporti elus pärast seda, kui Euroopa end sellest ära lõikas. Kui Hormuzi väina olukord stabiliseerub ja see geopoliitiline riskipreemia kaob, Venemaa kaotab praktiliselt võimaluse saada isegi neid allahinnatud hindu, mida ta praegu saab, ning tema 2 alles jäänud suurt klienti saavad veelgi rohkem läbirääkimise jõudu. Aga pöördugem tagasi tegeliku sõja juurde. Viimase 4 aasta jooksul on Venemaal siiski üks trumbikaart, millele toetuda. Tema võime terroriseerida Ukraina linnu ballistiliste rakettidega, mida Ukraina lihtsalt ei suuda alla tulistada. See on muutunud teise poole jaoks veelgi raskemaks, kuna Ukrainal on Patriot tõrjerakettidest kriitiline puudus ning seda süvendab veelgi paralleelne USA ja Iraani konflikt, mis kurnab sama ülemaailmset varu. Olukord läks nii hulluks, et president Donald Trump ütles Zelenskile, et annab Ukrainale loa toota oma enda Patriot tõrjerakette riigisiseselt. Juba nädal hiljem avaldas Trump avalikult kahtlust, kas ta selle lubaduse tegelikult täide viib, viidates muredele tundliku Ameerika raketitõrjetehnoloogia ülekandmise pärast, mis näitab, kui olulised on Patriot raketid endiselt droonidest kubisevas konfliktis. Kuid kogu selle aja jooksul pole Venemaal õnnestunud sellest eelisest kasu lõigata. Selle asemel oleme näinud, kuidas Ukraina on korduvalt lahinguväljal edu saavutanud ning arendanud välja uuemat ja surmavamat tehnoloogiat.
Seda saab seletada sellega, et Venemaal toimub sisemine nihe ideoloogias ja poliitikas. 2026 aasta juulis Andrei Melnitšenko, Venemaa väetise- ja söemagnaat ning üks riigi jõukamaid tööstureid, katkestas aastatepikkuse avaliku vaikuse erakordse 60-tunnise intervjuuga ajakirjale The Economist. Melnitšenko ei ole dissident. Ta on inimene, kelle tehased on otseselt toetanud Venemaa sõjamajandust ja ta naasis 2023 aastal Venemaale elama. Just seetõttu, et riigist väljas äriajamine oli sanktsioonide tõttu muutunud liiga keeruliseks. Ja kogu intervjuud võiks kokku võtta hoiatusena Venemaa elanikkonnale. Tema sõnul näeb Venemaa eliit üha enam, et sõda on jõudnud tupikusse ning tõeline närvilisus levib Moskvas, kuna sõja majanduslik hind aina kasvab ja lõppu pole näha. Mõned analüütikud olid skeptilised, väites, et nii hoolikalt lavastatud ja laialdaselt avalikustatud intervjuu poleks kunagi toimunud ilma Kremli heakskiiduta. Selles mõttes toimiks see pigem kontrollitud surveventiilina, mis suunab hoolikalt kujundatud propaganda eemale avalikust mässust ja majanduslikust hukust, kuhu riik näib olevat sattunud. Kuid tõlgendus viitab samale tegelikkusele selle kõige taga. Sõda on muutunud nii kulukaks ja ebamugavaks, et isegi need inimesed, kes on oma varanduse teeninud Putini Venemaad teenides, tundsid vajadust selle kohta avalikult sõna võtta. Nii et mis seisu see kõik sõja tegelikult jätab? Venemaa vallutab territooriumi aeglasemalt kui kunagi varem, mõnel kuul vaevu tasakaalus püsides, esimest korda pärast sõja algust. Samuti kaotab Venemaa sõdureid kiiremini, kui suudab uusi asemele värvata. Kiirusega, mis on muutnud 2026 aasta sõja kõige hullemaks aastaks suure varuga, kus igakuised kaotuste rekordid püstitatakse ja pulustatakse kuu järel. Selle nafta- ja gaasitulu, mis oli kogu sõjapingutuse rahaline selgroog, on selle enda valitsuse poolt allapoole korrigeeritud ning seda toetab vaid kunstlik Lähis-Ida hinnatõus, millel pole mingit pistmist sellega, mida Venemaa tegelikult saavutanud on. See kõik ei tähenda, et Venemaa oleks kokkuvarisemise äärel. Ja kindlasti ei tähenda see, et sõda oleks lõppemas. Putin on varemgi üle elanud hullemat poliitilist survet või praegu. Nurka surutud Putin, kes seisab silmitsi tõelise kriisiga rindel, võib olla veel johkikum, sest Putin on korduvalt kutsunud üles võimaliku tuumalahenduse kasutamisele, kui Venemaa enda ellujäämine peaks sattuma ohtu. Kui ta komistab ühest katastroofist teise, nii Ukrainas kui ka kodumaal, hakkab Putin kartma. Ta muutub paranoiliseks. Ta näeb ohte igas varjus, droone iga kord, kui ta oma pea punkrist välja pistab, ja nuge, mis ootavad vaid talle selga lüüa. See hirm sunnib Putinit võtma üha meeleheitlikumaid meetmeid, et tagada, et eelkõige tema ise ellu jääks. Ja see meeleheide võib tähendada tema kontrolli kaotamist Venemaa üle viisil, mida ta poleks kunagi ette kujutanud. Venemaal toimub midagi sünget. Putin muudab Venemaa FSB-d uueks KGB versiooniks. Kõik selleks, et oma hirme vaigistada. Kuid see on ohtlik samm. Mida rohkem võimu FSB saab, seda vähem kontrolli on Putinil Venemaa üle. Varsti võtab FSB võimu üle. Putin seab iseendale lõksu ja ta ei märkagi, et see juhtub. Plahvatuslikus 7. augusti raportis avaldas Bloomberg, et Putin on hakanud massiliselt laiendama Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse ehk FSB võimu, andes sellele rühmale võimaluse eliidi vastu karmilt tegutseda, keda Putin nüüd kardab enda vastu pöörduvat. Meeleheitlikult oma võimu säilitada püüdes on Putin andnud FSB-le ülesandeks kriitikut kõrvaldada ja tagada, et keegi ei saaks teda Venemaal tegelikult ohustada. Nagu Moskvas tegutsev poliitikaanalüütik Andrei Kolesnikov ütleb Bloombergile, on FSB-st saanud riigi juhtimisfirma. Poliitiline administratsioon, välisministeerium ja finantsmajanduslik plokk on taandatud pelgalt tehniliseks personaliks, kes teenindab salateenistusliku kallutatusega tehtud otsuseid. Teisisõnu juhib FSB praegu kõike olulist Venemaal, kuna Vladimir Putin vähendab teiste organisatsioonide ja seal töötavate eliitide võimu, et kaitsta end tõe eest. Vladimir Putin kardab oma eliite. Inimesed, kes kunagi allusid Vladimir Putinile, on üha enam mures nende süsteemide läbikukkumise pärast, mille Putin on loonud, et tulla toime tema algatatud sõjamõjudega Ukraina vastu. Kasvavad väljakutsed toovad kaasa suureneva kriitika, kuna Vladimir Putin seisab silmitsi vastureaktsiooniga seoses tema sõja juhtimisega. Sõja mõju Venemaa majandusele ning asjaolu, et Ukraina droonid ründavad üle kogu Venemaa, tuues sissetungi taas Venemaa enda ukse ette. Vladimir Putin on mees, kes on pidanud aastaid pealt vaatama, kuidas pinged tema eliidi seas kasvavad. Mais teatas Ida-uuringute keskus, et süsteemse lagunemise märgid on levinud kõigis Venemaa suuremates institutsioonides, muutes Vladimir Putini positsiooni tema loodud võimustruktuuris palju nõrgemaks.
Samal kuul teatas iStories, et Vladimir Putini hirm mõrvakatse ees, mis võib tulla sama tõenäoliselt seestpoolt kui Ukrainast, on viinud selleni, et Kreml on kõrgeimas valmisolekus, kuna käimas on ulatuslikud repressioonid. Endine Venemaa kaitseminister ja nüüdne julgeolekunõukogu sekretär Sergei Shoigu on Vladimir Putini ja tema FSB poolt peetud potentsiaalselt destabiliseerivaks tegelaseks. Teised eliidiliikmed nagu Venemaa kommunistliku partei juht Gennadi Zyuganov tunnetavad nüüd Vladimir Putinis nii palju nõrkust, et on valmis tema poliitikat avalikult kritiseerima. Aprillis seisis Zyuganov Venemaa Riigiduuma ees ja kuulutas, et Venemaa majandus on kokkuvarisemise äärel ning Putin võib peagi silmitsi seista millegi sarnasega nagu 1917. aasta bolševike revolutsioon. Putin seisab silmitsi vastureaktsiooniga oma eliidi seas. See vastureaktsioon tuleb enne Venemaa Riigiduuma valimisi, mis võivad kujuneda suurimaks väljakutseks Putini võimule alates Ukrainasse sissetungi algusest. Need valimised toimuvad septembri keskel ning need on esimesed Riigiduuma valimised, mis Venemaal peetakse pärast Putini sissetungi Ukrainasse. Need toimuvad ajal, mil Putini toetusreitingud on langemas ja Venemaal kasvab soov, et tema sõda lõppeks. Putin näeb seda kõike ja tema vastus on olnud anda FSB-le nii palju võimu, et see tegutseb sisuliselt samamoodi nagu KGB nõukogude ajal. Represseerimised on alanud. Kui Putin vajub paranoilisse hullumeelsusesse, on FSB-le antud vabad käed sihtida kõiki, kes võivad tema võimu ohustada. Telegrami kaasasutaja Pavel Durov on nende seas. Teda on süüdistatud terrorismis, väidetavalt seetõttu, et ta lubas Ukraina julgeolekuteenistustel kasutada sõnumirakendust. See on rakendus, mis on vabalt kättesaadav kogu maailmas, mistõttu on see terrorismisüüdistus FSB poolt välja mõeldud ettekääne, et võimaldada Putinil Telegrami Venemaal maha suruda. Tundub tõenäolisem, et Turovile esitati süüdistus seetõttu, et ta ei olnud nõus andma FSB-le tagaukse Telegrami, mis võimaldaks neil piiranguteta ligi pääseda kõigile platvormil saadetud sõnumitele. Boris Nadezhdin on veel üks FSB jõuliste mahasurumiste ohver. Sõjavastane poliitik, kellel keelati kandideerida Putini vastu Venemaa 2024 aasta valimistel. Nadezhdinile on FSB esitanud süüdistuse äärmusluse sümbolite eksponeerimise eest. Miks? Aga ta julges näidata hiljuti surnud Aleksei Navalnõi fotot, kes ise oli Putini soovi ohver hävitada igasugune opositsioon, kui ta üritas Putini vastu kandideerida. Nadezhdin on sellest ajast Venemaalt põgenenud ja elab paguluses Prantsusmaal, et vältida FSB-d pärast seda, kui ta kuulutati välisagendiks. Muude mahasurumisaktsioonide hulka kuulub 7. augustil Moskva finantspiirkonnas korraldatud haarangute seeria, mis oli suunatud 9 loata krüptovaluuta vahetusvõrgu vastu. Üle 20 inimese peeti kinni ja FSB süüdistas vahetusplatvorme Venemaa kodanikelt telefonipettustega varastatud raha pesemises ning selle krüptorahaks konverteerimises, mis seejärel viidi välismaale. Kummalisel kombel väitsid mitmed kinnipeetutest kaamera ees, et nad uskusid, et töötasid tegelikult kas FSB või Venemaa finantsjärelevalve Rosfin monitoringu heaks. Kas need väited olid ehtsad? Või olid need petturite Venemaa ametnikena esinemise tulemus, pole endiselt selge. Kuid need haarangud on veel üks näide sellest, kui sügavalt on julgeolekuteenistused end Venemaa poliitilisse ja majandusellu põiminud. Ja see kasvav võim tekitab probleeme isegi mõnele Putini lähimale liitlasele. Võtame Sergei Kirienko. Kirienko oli Venemaa kõigi aegade noorim peaminister ja on olnud presidendi administratsiooni esimene asetäitja juba ligi 10 aastat. Teda peetakse laialdaselt üheks Putini lähimaks ja mõjukaimaks usaldusaluseks ning ta on olnud üks Kremli sisepoliitilise süsteemi peamisi arhitekte. Kuid isegi Kirienko näib üha enam olevat võimetu kontrollima tema ümber tegutsevat julgeolekuaparaati. Vastavalt iStoriesi raportile tegutsevad Venemaa julgeolekujõud üha iseseisvamalt, vahistades mõnikord Kirienko poliitilise võrgustikuga seotud ametnikke isegi ilma talle eelnevalt hoiatamata. Ka Kirienko enda siseringi inimesi on sihikule võetud. 2024 aastal arreteeris FSB Mihhail Poljakovi, kes töötas Maailma Noorsoofestivali direktsiooni julgeoleku asejuhina. See organisatsioon on Kirienko juhitud. Nadezhdin on veel üks näide. Enne kui ta Venemaalt välja aeti, töötas Nadezhdin 90-ndatel Kirienko nõunikuna. Sellest ei pruugi piisata, et nimetada teda Kirienko liitlaseks 21. sajandil. Kuid seos on olemas ja sellest võib Putini jaoks piisata, et suunata oma FSB rünnakoerad Kirienko vastu. Konflikt ulatub kaugemale üksikutest arreteerimistest. Kremli ja Venemaa julgeolekuteenistuste lähedased allikad on kirjeldanud süvenevat võitlust Kirienko poliitilise bloki ja silovikide, sealhulgas FSB vahel. Üks Kremli siseringi kuuluv isik kirjeldas süsteemi, kus vanad piirid kaovad ja üha enam pole kellelgi, isegi mitte mõjukate sidemetega inimestel, enam kaitset garanteeritud. See ongi see, kuidas võim uue KGB versiooni käes kontrolli alt väljub.
FSB on Venemaal kõige keskmes ja Vladimir Putin on see mees, kes on selle võimalikuks teinud. Me näeme, kuidas Vladimir Putin toetub üha enam julgeolekuaparaadi kõvajoonelistele, et režiimi säilitada. Välisvaatlejale võib see tunduda Vladimir Putini puhul tavaline, kuid selle sõltuvuse ulatus on muutumas. Hoolimata sellest, et Vladimir Putin on autoritaarset riiki juhtinud juba üle veerand sajandi, Vladimir Putin on traditsiooniliselt püüdnud hoida tasakaalu Venemaa eliidi erinevate huvigruppide vahel. Julgeolekuteenistused, tehnokraadid, oligarhide huvid ja presidendi administratsioon. Kirienko ise oli saanud selle süsteemi üheks võtmefiguuriks. Nüüd hakkab see tasakaal murenema. Aga 2026. aasta Putin ei ole seesama, mis 2016. aasta Putin. Kui julgeolekuteenistused saavad suurema iseseisvuse, avastavad need tegelased, keda varem kaitses nende lähedus Putinile, et poliitiline protektsioon ei oma enam endist kaalu. Ja Kirienko võitlus silovikidega on üks selgemaid näiteid. Putin, andes FSB-le rohkem võimu, võib lühiajaliselt saavutada suurema kontrolli, kuid siin peitub iroonia. Mida autonoomsemaks ja võimsamaks muutub julgeolekuaparaat, seda raskem on ükskõik millisel poliitilisel tegelasel, sealhulgas Putinil endal, kontrollida kõike, mida see teeb. Tugevam FSB võib seetõttu Putini jaoks osutuda väga halvaks, eriti pikaajaliselt. Me hakkame kohe selditama, miks see nii on, aga enne seda, see on sõjasaade. Ja me teeme selliseid videoid, et näidata, kuidas võim tegelikult liigub. Kui soovid rohkem näha, siis kindlasti telli meie kanal ja lülita teavitused sisse. Pole saladus, et Putin on järk-järgult laiendanud FSB volitusi, eriti Ukraina sõja käigus. See järk-järguline laienemine sai tõelise hoo sisse 2025 aastal, mil Ukraina luure teatas sama aasta juulis, et Putin muudab Venemaa sõjaliseks diktatuuriks, kuna FSB võim muutus üha silmapaistvamaks. See väide tuli pärast seda, kui Putin allkirjastas määruse, mille kohaselt ei tohi ükski välislaev siseneda Venemaa sadamasse ilma FSB eelneva loata. Edasised muudatused Venemaa õigussüsteemis andsid FSB-le õiguse kontrollida, kuidas Venemaa teadusasutused teevad koostööd välisriikidega, samuti õiguse kriminaalkaristusi täide viia ja natsionaliseerida vara, teatati UKRI informi poolt tol ajal. Veelgi suurem võimu laienemine toimus 2026 aasta esimesel poolel, kui Putin reageeris avaliku toetuse vähenemisele tema sissetungile Ukrainasse. Jamestown Foundation teatas aprillis, et FSB volitused olid kasvanud 5 peamises valdkonnas juba ainuüksi 2026 aasta esimestel kuudel. Nüüd võis FSB reguleerida kogu suhtlust teadlaste vahel, nii kodumaiste kui ka välismaiste teadlaste puhul. FSB võis samuti omal äranägemisel blokeerida internetiühenduse ning avada omaenda kinnipidamiskeskusi. Digitaalsed võrgustikud ei ole enam FSB eest kaitstud. See võib igal ajal nõuda täielikku ligipääsu, mis seletab Telegrami kaasasutaja allakäiku. FSB saab nüüd isegi kontrollida, millistele veebisaitidele venelased tulevikus ligi pääsevad. Ja nüüd on meil uus mahasurumislaine. FSB võimu üle ei ole enam tegelikke kontrollimehhanisme. See tegutseb praktiliselt iseseisvalt. Näiliselt Putini käsul, kuid tegelikult on see omaette jõud, kujundades Venemaad nii, nagu ise õigeks peab. Praegu on eesmärk luua Venemaast selline versioon, mis pälvib Putini heakskiidu. 21. sajandi KGB. See on Putini jaoks meeldiv ja tuttav, sest tema ise oli enne oma poliitilist tõusu pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist KGB ohvitser. Putini jaoks tähendab FSB volituste laiendamine organisatsiooni ülesehitamist, mis peegeldab seda, mille osa ta ise nii kaua oli. Putin kontrollib FSB-d. FSB teeb seda, mida Putin käsib. Vähemalt nii arvab Putin ise. Ja kuigi see võib praegu tõsi olla, kui FSB surub maha eliiti, kes kujutab endast ohtu Putini võimule, on Venemaa juht tegelikult loonud organisatsiooni, mis võib teda ennast kontrollida. Putin on tipus isoleeritud, usaldades ainult FSB-d oma huvide teenimiseks. Ei ole kontrolli, ei ole tasakaalu, mitte midagi, mis takistaks FSB-l teha, mida ta tahab, eriti kuna Venemaa teised föderaalsed institutsioonid nõrgenevad, samal ajal kui FSB tugevneb. See on retsept katastroofiks. Üksi ja ilma kellegi teiseta, keda ta usaldab, on Putin seadnud end olukorda, kus ta juhib Venemaad nii, nagu FSB arvab, et seda tuleks juhtida. Putini meeleheitlik kontrollivajadus on viinud selleni, et ta on end nii isoleerinud, et teda saab manipuleerida mõtlema kõike, mida FSB tahab, et ta mõtleks. Vaatame Putini tegelikkust praegu Venemaal. Niinimetatud erioperatsioonist, mis pole saavutanud ühtegi tema seatud eesmärki. Kinnisideeks saanud Putin on täielikult kaotanud keskendumise Venemaa juhtimisele. Iga tema otsus on mõjutatud sellest, mis toimub Ukrainas.
iga kord, kui maksud tõusevad, on see sellepärast, et Putinil on vaja raha Ukraina sõjaks. Kui Putin räägib Venemaa rahvastikuprobleemidest, tähendab ta tegelikult seda, et ta ei taha, et tal lõpeksid sõdurid, keda ta saab oma sõtta surma saata. Putinil on Ukraina silmaklapid näole liimitud, mis tähendab, et ta ei näe, mis tema enda riigis tegelikult toimub. Putin ei määra enam, mis on riigi huvides. Samuti ei tee seda paljud Venemaal eksisteerinud rühmitused, kes aitasid tal sisepoliitikat kujundada. FSB juhib kõike ja nende ainus mure on praegu julgeolek. Sotsiaalseteks reformideks pole ruumi. Samuti pole midagi selleks, et aidata elanikkonda, kes maadleb sõja majanduslike tagajärgedega või iga päev pea kohal lendavate droonidega. Putin lammutab aktiivselt neid samu struktuure, mille ta ise võimu kindlustamiseks lõi, andes FSB-le rohkem võimu. FSB, mis kunagi allus teistele võimukeskustele, on nüüd kõigest kõrgemal. Aga Putin juhib ju FSB-d ise, eks? Kui see nii on, siis on Putin lihtsalt loonud tsentraliseerituma võimustruktuuri, kus kõik Venemaal käib tema kaudu. FSB kui Putini ründekoerad ja Putin ise kui peremees. Aga asi on tasakaalustuses ja kontrollis. Need takistavad ühelgi üksusel kõike kontrollimast nii, et ainult see üksus otsustab. Putini puhul ei eemaldata neid tasakaalustusi ja kontrolle selleks, et talle kasu tuua. Need eemaldamised toovad kasu FSB-le. Ja kui FSB ei allu enam kellelegi, mis on praegu praktiliselt nii, siis muutub see millekski, mida isegi Putin enam kontrollida ei suuda. FSB kasvab oma peremehest üle ja me hakkame juba nägema märke, et see toimub praegu meie silme all. Me mainisime põhjusega, et Putin kaotab fookuse Venemaa enda pealt. Venemaa juhi kinnisidee Ukraina suhtes on pannud ta olukorda, kus FSB saab ta isoleerida ja talle rääkida just neid lugusid, mida FSB soovib. Kujuta seda olukorda ette. Putin kutsub FSB käsilase enda juurde, et saada ülevaade sellest, mis toimub Ukraina sõjas ja Venemaal endal. Kõik on suurepärane, ütleb käsilane Putinile. Ukrainas liiguvad meie väed rekordilise kiirusega edasi. Donbassi piirkond langeb kindlasti aasta lõpuks ja rahvas armastab sind rohkem kui kunagi varem. Sul pole mingit poliitilist opositsiooni. Oleme selle kõik sinu eest kõrvaldanud ning meie jõulised meetmed on taganud, et mingit sotsiaalset ülestõusu ei tule. Usalda meid. Me tegutseme sinu parimates huvides. Varem oleks Putinil olnud oma siseringis teisi eliite ja hääli, kes oleksid võinud sellist raportit vaidlustada, eeldades, et FSB annab Putinile valeinfot. Nüüd ei ole Putini siseringis enam kedagi sellist ja oma piiramatute volitustega saab FSB karmi käega tegutseda kõigi vastu, keda ta peab ohuks. Mitte Putinile, vaid FSB võimele edastada Putinile just seda narratiivi, mida ta tahab, et Venemaa juht kuuleks. Kas see kõlab ebareaalselt? Ei peaks. Putin on end juba isoleerinud ja on lekkinud teateid, et talle antakse igast allikast valeinfot, jättes ta lõksu enda loodud illusioonimulli. FSB-l ei ole mingit huvi seda mulli lõhki ajada. Selle asemel pumpab FSB talle jätkuvalt infot, mis on mõeldud Putinit veenma FSB volitusi veelgi laiendama. Ja miks ta ei peaks? Putinil pole aimugi, mis Venemaal praegu tegelikult toimub. Ta on omaenda paranoias eksinud. Putini avalikud esinemised on aastal 2026 muutunud haruldaseks. See on sellepärast, et ta veedab enamiku ajast punkrites varjudes, kus ta on kaitstud nii Ukraina droonide kui ka võimalike mõrtsukate ja võimuhaarajate eest, keda ta usub iga pimedas nurgas varitsevat. Mais avaldatud Forbesi raporti kohaselt veedab Putin peaaegu kogu oma aja tohutute maa-aluste punkrite arhipelaagis, kus tal on tekkinud usaldamatus Venemaa eliidi suhtes ning ta on oma nõunike ringi viinud miinimumini. See on ideaalne olukord FSB-le, kes soovib oma võimu suurendada, toites Putinit valeinfoga. Ja see ei ole FSB või kellegi teise jaoks mingi uus taktika. Aastaid on need, kes Putini ümber on talle valeinfot edastanud. Kas siis selleks, et tema soosingut võita või oma enda eesmärke saavutada. 15. juulil avaldas United 24 Media raporti, milles olid kommentaarid Dmitri Skorobutovilt, kes on Venemaa riikliku uudistesaate Vesti endine toimetaja. Skorobutov ütleb, et alates aastast 2012 oli tema saatel ülesandeks luua uudisteversioon peamisele vaatajale, mis kajastas ainult seda, mida Putin tahtis näha. Propagandistid teatasid, et nad püüdsid hakata teda sihikindlalt isoleerima päris sündmustest, infokeskkonnast, rääkimata kontaktidest välismaailmaga. Kas Skorobutovi mainitud nemad olid FSB? Isegi kui see nii ei olnud, näitab see raport, kui vastuvõtlik on Putin valeinformatsiooniga petmisele tema isoleerituse tõttu. Me näeme sarnasusi ka Ukraina sõja puhul. Uuriv Vene ajakirjanik Andrei Zahharov ütleb, et kõik, mida Putin teab tema algatatud sõja kohta, on kontrollitud nende poolt, kes tahavad teda manipuleerida. Olukord on selline, et kahjuks juhib kohutavat sõda pidavat riiki mees, kes keeldub interneti kasutamast ja sõltub täielikult kahest teabeallikast, meediast ja FSB-st. See on kohutav asi, ütleb Zahharov.
sõjauuringute instituut ütles midagi sarnast 2025 aasta lõpus. Öeldes, et vale sõjaraportid, kas Putini kindralitelt või inimestelt, kelle Putin on määranud nende kindralite raportite edastamiseks, on andnud Putinile vale mulje, et Venemaa teeb Ukrainas häid edusamme, kui tegelikult on vastupidi. kes Putin siis tegelikult on? Juht, kes keeldub internetti kasutamast ja tugineb oma teabe saamiseks FSB-le ning riiklikult kontrollitud meediale. Meedia, mille kohta me just tuvastasime, et seda võltsitakse, et talle edastada lugusid, mida ta kuulda tahab. Ja FSB, kellel on selge huvi Putinit manipuleerida, et ise tugevamaks saada. See kõik käib kontrolli pärast, kuid sellel pole mingit pistmist sellega, et Putinile rohkem kontrolli anda. Kui FSB võim veelgi laieneb, tugevdab see ainult seda mulli, mille nad on Putini ümber loonud. Venemaa juhti hoitakse reaalsusest nii hästi eemal, et ta ei saa aru, et see sama sisemine oht, mida ta on alati väga kartnud, on täiesti olemas. Aga see oht ei tule eliidilt. See tuleb FSB-st, millele ta ise on võimu andnud. Ja kui FSB on valmis Putini asemel võimu üle võtma, peab ta lihtsalt võtma suure nõela ja panema enda loodud mulli lõhkema. FSB võtab võimu üle. Putin on lihtsalt liiga pime ja liiga paranoiline teiste suhtes, et seda näha. Praegu on ohtlik olla üks Putini käsilastest. Kodus pead sa tegelema presidendiga, kes on oma kinnisidee tõttu Ukraina suhtes selgelt mõistuse kaotanud. Munakoortel kõndimisest on saanud Putini kõigi kindralite eriala, kuna nad üritavad meeleheitlikult vältida tegemast või ütlemast midagi, mis võiks paranoilise Putini panna neid ootamatutele reisidele avatud akendest välja saatma. Aga nende kindralite jaoks, kes suudavad Putini hullumeelsusega toime tulla, on olemas veel üks oht, mis on palju plahvatusohtlikum ja mis just võttis elu kahel kindralil, kes nautisid einet ja vestlust. Venemaa kõige turvalisemas linnas. 2 Putini kindralit on just salapärastel asjaoludel surnud ja Moskva restorani pommiplahvatus võib olla süüdi. Hirm levib Vene vägedes. Ja nii peabki olema. Ükskõik millised turvameetmed Kreml oma sõjaväejuhtidele kehtestanud on, need lihtsalt ei tööta. Vaatame olukorda lähemalt. On 1. august Kudriini väljakul Moskva kesklinnas. Väljakul asub Itaalia restoran nimega Balzi Rossi ja sellest restoranist pidi saama järjekordse särava õhtu toimumispaik. Balzi Rossi jaoks polnud sellised õhtud midagi uut. Moskva Krasnaja Presnaja linnaosas asuv Balzi Rossi paikneb otse linna ühe jõukama piirkonna südames. Oligarhid ja sõjaväeametnikud, kes kõik on oma taskud Putini räpase rahaga täitnud, külastavad seda restorani regulaarselt. Riietatud oma parimatesse rõivastesse, valmistudes nautima Moskva parimat toitu, jalutavad need eliidid ringi näiliselt teadmata majanduslikust kaosest, mille nende juht on riigile põhjustanud. Mis siis, kui enamik venelasi peab toime tulema kontrollimatu inflatsiooniga ja ettevõtted lähevad pankrotti vasakult ja paremalt kuni 15 000 kuus. Rõõmu leiavad need, kellel on Putini pruunid plekid ninal. Ja mees, kes tahtis seda rõõmu kogeda, 1. augustil, oli üks Putini sõjaväe uusimaid väeliikide juhte. See mees oli kindralpolkovnik Aleksandr Tšaiko. Venemaa õhu- ja kosmosejõudude vastne juht ning mees, keda on nimetatud Venemaa kangelaseks, tal oli 1. augustil põhjust tähistada. Ta tähistas oma 55. sünnipäeva ja asjad ei saanud tema jaoks paremini minna. Jõhkrus tasub end ära, kui oled Putini siseringi liige ning mees, kes vastutab tsiviilisikute surmade eest Ukraina linnades, saab oma töö eest heldelt tasustatud. Tšaiko oli enda auks väikese peo korraldanud. Silmapaistvad külalised saabusid Balti Rossisse valmis järjekordseks õhtuks, kus 11 kiideti ja priiskavalt söödi, et tähistada põrgut, mille nad on Ukrainas loonud. Nii silmapaistva külalise puhul pani restoran turvalisusele eriti rõhku. Turvamehed olid täielikus valmisolekus, kui kõrged ametnikud ja aukülalised saabusid. Siis saabus keegi ootamatu. Naine, kellel oli kaasas kingitust meenutav pakk. Naine üritas eraüritusele sisse jalutada, kuid teda peatati ukse juures. Turvamees muutus väidetava kulleri suhtes kahtlustavaks ja pidas ta kinni. Ta küsis, mis karbis on. Naine suutis vaid öelda, et karbis on kingitus. Turvamehe kahtlused süvenesid veelgi ja ta otsustas läbiotsimise teha. Just siis plahvatas pomm. Plahvatus oli nii võimas, et arvatakse, et see vastas 1 kilogrammi TNT lõhkeainele, raputades Balzi Rossit. Tõenäoliselt lõhati pomm kaugjuhtimise teel ning endiselt on küsimusi selle kohta, kas kuller üldse teadis, mis pakis oli. Restorani uurimine pärast plahvatust näitas, et lõhkeaine pakend oli täidetud ka kuulaagritega, mis oleksid suure jõuga laiali paiskunud. Tõenäoliselt selleks, et suurendada rünnaku ohvrite arvu. Plahvatus oli nii võimas, et naise jäänused leiti umbes 15 meetri kauguselt rünnaku kohast. See naine oli üks neist, kes hukkus Balzi Rossi restoranis. Järgnevatel tundidel jõudis veel uudiseid.
Plahvatuses hukkus vähemalt 3 inimest, sealhulgas turvamees, kes oli palunud pakki läbi otsida. Veel 21 inimest sai vigastada. Kui relvastatud ametnikud ja uurijad piirasid ala sisse ja hakkasid juhtunut uurima, postitas Balsi Rossi sotsiaalmeediasse vaid, et väljas on probleem. See postitus eemaldati peagi ning restoran nimetas seda sobimatuks. Pole selge, kas see sobimatus oli seotud postituse muretu tooniga või oli põhjuseks käimasolev aktiivne uurimine postituse tegemise ajal. 2 augustiks oli hukkunute arv kasvanud, teatavad mitmed allikad, sealhulgas Kremli-meelne REN TV Telegrami kanal ja Venemaa ajaleht Izvestia. Tundub tõenäoline, et 2 21 vigastatust võisid oma vigastustele alla anda. See, mis Moskvas juhtus, on linna laastanud. Kuidas see võimalik on? Moskva peaks olema selliste rünnakute eest kaitstud. See on Venemaa pealinn, mida ümbritsevad tohutud õhutõrjerõngad ja mis on täis julgeolekuteenistusi, kelle ainus ülesanne on inimesi kaitsta, eriti Putinit ja tema lähikonda kuuluvaid isikuid. Aleksandr Tšaiko kuulub sellesse lähiringi ja tundub üsna selge, et just tema oli selle kingituse tõenäoline sihtmärk, mille ilmselt teadmatuses naine 1 augustil Belgorodi tõi. Aga miks peaks Tšaiko olema sihtmärk? Kui sa oled ukrainlane, siis on küllaga motiivi just see kindral maha võtta. Mais nimetati Tšaiko ametlikult Venemaa õhu- ja kosmosejõudude uueks ülemaks, asendades selle käigus Viktor Avzalovi. See oli Putini poolt kummaline samm. Tšaiko on kindlasti kogenud ülem. Ta on Venemaa kangelane põhjusega, kuid see põhjus seisneb selles, et tema ekspertiis on peaaegu täielikult keskendunud sõdurite saatmisele lihaveskisse, mille Venemaa on Ukrainas loonud. Ta on maavägede ülem, kes tõsteti õhuvägede rolli, mida võib leebelt öeldes kirjeldada kui poliitiliselt motiveeritud sammu. Vähem leebelt öeldes on Tšaiko mees, kes teeb seda, mida Putin käsib tal teha, siis kui Putin seda ütleb. Ja see tähendab, et kui tuleb käsk lasta Ukraina linnade pihta rohkem rakette ja droone, et tappa võimalikult paljud tsiviilisikuid, täidab Tšaiko selle käsuküsimusi esitamata. Siiski, kuigi Tšaiko on maavägede komandör, on tal rohkelt kogemusi süütute inimeste õhust tapmisel. Ta tõusis esile oma tööga Süürias, kui ta saadeti toetama endist diktaatorit Bashar al-Assadi ajavahemikus september 2019 kuni november 2020 ning veel kord mõneks kuuks 2021 aastal. Siil juhtis Tšaiko lakkamatuid õhurünnakuid kliinikute, koolide, haiglate ja pagaritöökodade vastu, eriti Idlibi piirkonnas, mis oli tol ajal Assadi režiimi vastu võitlevate mässuliste käes. Nende rünnakute süstemaatiline ja hoolimatu iseloom näitas Venemaa presidendile, et Tšaiko võib olla sama südametu kui Putin ise. Ja tõepoolest, Tšaiko esimestel kuudel uues ametis on ta toonud oma enda laadi jõhkruse ka Ukraina rahva kaela. Kasutades ära Ukraina jätkuvat Patrioti rakettide nappust, on Tšaiko andnud käsu tulistada Ukraina linnade pihta massiliselt ballistilisi rakette. Juulis tulistasid Tšaiko väed Ukrainasse 195 ballistilist raketti, millest Patrioti varude vähenemise tõttu suudeti alla tulistada vaid 29. Neid ballistilisi rakette saatis 265 tiivraketti, millest 187 suudeti alla tulistada ning lisaks 8653 ründedrooni. Tsiviilisikud hukkusid mitmes Venemaa rünnakus ning veelgi rohkem on hukkunud augustis toimunud rünnakutes. 5. augustil korraldas Venemaa järjekordse rünnakulaine, keskendudes peamiselt Kiievile ja ümbritsevatele piirkondadele, kus teatati vähemalt 17 hukkunust. Ohvreid oli ka Harkivis ja Donetskis, kus esimeses hukkus 1 inimene ja teises teatati 3 hukkunust. Sellepärast on Tšaiko Putinile nii väärtuslik. Ta annab käsu Ukraina tsiviilisikute tapmiseks ilma igasuguse kahetsuseta. Nii et te olete ilmselt valmis kuulma, et ka Tšaiko hukkus Moskva restorani rünnakus, mis oleks Ukrainale kahjuks. Siin tulebki loos ootamatu pööre. Tundub, et pommi läbikukkumine turvakontrollist pääsemisel säästis Tšaiko elu. Venemaa väidab, et taevast pärit lihunik on jäänud ellu ja saab veel 1 päeva võidelda, kuigi tema perekond ei pruukinud pommitamisest puutumata pääseda. Väljaande Ostska, mis on Venemaalt pagendatud uudistekanal andmetel. Tõenäoliselt seetõttu, et nende kajastus ei ühti Kremli ametliku seisukohaga. Balti Rossi juhtkonna allika sõnul Maria Tšaiko, kes on kindrali tütar, võis plahvatuses viga saada. See saadab sõnumi Tšaikole, kes tapab Ukraina tsiviilisikuid ilma kahetsuseta, et sõda võib jõuda ka tema perekonnani, eeldades, et selle taga oli Ukraina. Seal pole midagi kinnitatud ja Ukraina ei ütle midagi. Siiski, Maria ei ole Aleksander. See tähendab, et see, kes selle atentaatkatse korraldas, ei suutnud Vene sõjaväe juhtkonnale tõsist kahju teha, eks? Mitte nii kiiresti. Sellel lool on rohkem pöördeid kui Twizzlersi pakil, sest on ilmunud uusi uudiseid, mis viitavad, et Moskva pommirünnak võis olla edukam, kui algselt arvati. Aga enne kui me rohkem avaldame, tuletame meelde, et te vaatate sõjasaadet. Me tuume teieni kogu pildi, minnes pealkirjadest kaugemale, et näidata, mis tegelikult toimub.
kindlasti tellige kanal ja lülitage märguanded sisse, et ei jääks ilma meie uutest videotest. 6. augustil avaldas United24 meedia väga huvitava artikli. Selles öeldi, et paar Vene kindralit, kellest üks on tuvastamata, kuid teine nimega kindralleitnant Igor Jaroselimov, on surnud seletamatutes tingimustes. Necromancer X-konto teatas, et kindral maeti 5000 augustil, kuid on ka väiteid, et matmisest teatamine võis olla plaan ning Jaroselimov võib siiski elus olla. See tundub olevat täpselt see, mida Kremli allikad ütleksid pärast kõrge profiiliga kindrali kaotamist. Kuid mis tõesti peaks teie tähelepanu köitma, on matmise kuupäev. 5. august on vaid mõned päevad pärast 1. augustit, mil Moskva restoranile korraldati rünnak. United24 meedia ütleb selle otse välja. Väidetakse, et Jaroselimov ja tuvastamata kindral olid Tšaiko väikese peokülaliste nimekirjas. Kui see on tõsi, siis võib-olla oli atentaat Baltsi Rossi restoranis edukam, kui esialgu arvati. Tšaiko võis küll ellu jääda, kuid 12 kindralit võisid hukkuda. Me teame kindlalt, et nimetu kindral on maetud. Jaroselimovi matmiskohta pole avalikustatud, kuid teine kindral maeti Troikurovi Troihurovskoja kalmistule. Väidetavalt toimus tseremoonia väga suure turvamisega. Ohvitserid valvasid kalmistut juba varahommikust alates, kui sõdurid toodi bussidega austust avaldama. Samuti viidi läbi sõidukite kontrolli ning kõik tseremooniale saabunud jalakäijad pidid läbima metallidetektorid. Aga siin läheb asi väga huvitavaks. United24 meedia andmetel saatis protsessiooni auvahtkond, mis viitab sellele, et maetud nimetu kindral oli väga tähtis isik. See auvahtkond kandis Venemaa õhu- ja kosmosevägede lippu, kuid haua kõrvale oli asetatud Venemaa maavägede lipp. Siin hakkavad mõned huvitavad detailid kokku sobituma. Kindral, kes on teeninud nii Venemaa õhu- kui ka maavägedes. Auvahtkond, mis sobib kellelegi tähtsale, võib olla isegi Venemaa kangelasele. Mees, kellel võib-olla oli tütar, kes oli piisavalt lähedal ühele kindlale restorani plahvatusele, nii et väidetavalt sai ta vigastada. See kõlab kõik nagu selline matus, mis oleks korraldatud mehele nagu Aleksandr Tšaiko. See tundub veelgi tõenäolisem pärast Pravda 8. augusti raportit, mis paljastas, et naine nimega Julia Kirillova, kes oli Tšaiko sugulane, suri Moskva restorani pommiplahvatuses saadud vigastustesse. Samuti on teateid, et Tšaiko väimees hukkus rünnakus, võib-olla selle haavatuks teatatud tütre abikaasa. Me ei leia ka ühtegi teadet selle kohta, et Tšaiko oleks pärast rünnakut avalikkuse ette ilmunud või oma ametikohale naasnud. Ja kuna Kirillova hukkus ning on teateid, et tema tütar sai pommiplahvatuses vigastada, siis tundub üsna selge, et ka Tšaiko ise oli plahvatusele piisavalt lähedal, et sellesse sattuda. Kas Venemaa väide, et Tšaiko ei hukkunud, võib olla ennatlik või isegi vale? Kas Venemaa on just salaja matnud ühe oma kõrgeima kindrali, samal ajal väites, et ta jäi rünnakus ellu? Me ei saa teada enne, kui Tšaiko uuesti välja ilmub, eeldades, et ta on selleks üldse võimeline ja ei ole, tead küll, surnud. Ning kui Tšaiko on just salaja maetud, võib-olla on väited, et Igor Jaroselimovit pole äsja mulda sängitatud, samuti valed. Selle juhtumi ümber on nii palju saladusi ja intriige. Ja Venemaa hoiab suu väga kindlalt kinni, kui jutt käib sellest, kui suur kahju tegelikult Baltsi Rossis sellel saatuslikul 1. augusti õhtul tehti. Ainus asi, milles Venemaa näib kindel olevat, on see, keda süüdistada Moskva pommiplahvatuses. Venemaa väidab kahtlusteta, et selle taga pidi olema Ukraina. Moskva linnapea Sergei Sobjanin oli rünnakust teatades veidi vaoshoitum kui mõned tema kolleegid, kui ta sellest kohe pärast juhtunut rääkis. Eile toimus Moskvas jõhker terrorirünnak, mis nõudis mitme inimese elu. Selle kuriteo eest vastutavad isikud leitakse kindlasti üles ja nad saavad karistuse, mida nad väärivad. Sobjanin kuulutas välja, kuigi ta ei andnud üksikasju selle kohta, keda ta arvas rünnaku taga olevat või mis võis olla nende motiiv selle toimepanemiseks. Venemaa saatkond Roomas ei jätnud kahtlustki selles, keda Kreml pommirünnakus süüdistab. Saatkond väitis, et rünnaku viisid läbi Kiievi terroristid ning et nad tegid seda selleks, et hirmutada Venemaal töötavaid itaallasi ja näidata neile, et ka nemad on sihikule võetud ning võivad saada nende lurjuste järgmisteks ohvriteks. Venemaa üritab juba sündmusi moonutada ja pöörata Ukraina liitlasriiki tema vastu. Tüüpiline Venemaa. Kuidas keegi võiks seda uskuda? Väide, et Ukraina sihiks Baltsi Rossi restorani, et tappa Itaalia kokkasid ajal, mil võtmetähtsusega Vene kindral pidas seal pidu, on meie jaoks täiesti arusaamatu. Kui Ukraina oleks seda teinud, oleks Tšaiko olnud selgelt motiiviks. Ukraina ei ründaks lihtsalt Itaalia tsiviilisikuid, et neid karistada Venemaal töötamise eest. Ükskõik mida Rooma saatkond ka ei väida, eeldades, et Ukraina korraldas selle rünnaku, pole Ukraina luure ega salateenistused vastutust võtnud, kuid Venemaa arvab, et teab, kes Baltsi Rossi õhkis. Ja mis puudutab riigi paljusid kindraleid, kes olid sunnitud õudusega pealt vaatama, mis restoranis juhtus, siis neile on saadetud sõnum. Mitte keegi teist pole kaitstud, ükskõik kes te olete või kust te pärit olete. Kes iganes neid atentaatide toime paneb, jah, me ütlesime atentaadid mitmuses,
Ja mitte sellepärast, et tundub tõenäoline, et 2 Venemaa kindralit, võib-olla ka Tšaiko ise, hukkusid pärast 1. augusti rünnakut. Baltsi-Rossi pommirünnak on lihtsalt viimane paljudest atentaatidest ja atentaadikatsetest, mis on viinud mitmed Venemaa kõrged kindralid hauda. Medusa avaldab rohkem. 3. augusti artiklis. Seal öeldakse, et viimase 2 aasta jooksul on Venemaa kindralite vastu toime pandud vähemalt 6 atentaadikatset, millest 3 on kinnitatud surmaga lõppenuks. Baltsi-Rossi pommirünnakut arvestamata. 2024 aasta detsembris sai Venemaa radioaktiiv-, keemia- ja bioloogilise kaitsevägede juht Igor Kirillov esimeseks teadaolevaks kõrgeks Vene kindraliks, kes hukkus ühes neist atentaadikatsetest. Kui Moskvas tema möödudes plahvatas motorollerile kinnitatud pomm, midagi sarnast juhtus ka Venemaa kindralstaabi operatiivvalitsuse asetäitjaga, kindralleitnant Jaroslav Moškalikuga 2025 aasta aprillis. Ainult, et tema kõrvaldati plahvatama seatud Volkswageniga, mitte tõukerattaga. Talle järgnes hauale kindralleitnant Fanor Savarov, kes juhtis Vene kindralstaabi operatiivõppeosakonda. Jällegi oli süüdi autopomm, seekord Moskva lõunaosas. On olnud ka teisi katseid. Kindralstaabi peadirektoraadi esimene asetäitja, kindralleitnant Vladimir Aleksejev, turistati tema elukoha kortermaja fuajees. Tundub, et ta jäi ellu. Ilmselt sama kehtib ka kindralmajor Azatbek Omurbekovi kohta, kes juhib Venemaa 64. motoriseeritud laskurbrigaadi. See on brigaad, mis üritas 2022 aasta veebruaris Kiievit vallutada. See teeb temast väga kõrge prioriteediga sihtmärgi, eriti Butša elanike jaoks. Omurbekov on üks Butša timukatest, kes vastutab sadade tsiviilisikute tapmise ja piinamise eest sissetungi esimestel nädalatel. Teda võidi või ei võidud sihtida pommiga, mis paigutati postkasti sõjaväelinnakus Kabarovski-Kabarovskojes. Teated on ebaselged, ainult anonüümsed Telegrami kanalid väidavad, et rünnak toimus, teatab Medusa. Üks asi on sellest kõigest üsna selge. See, mis juhtus Baltsi-Rossis, polnud üksikjuhtum. See on osa mustrist, mis teeb Venemaa kindralid väga hirmunuks, eriti kuna see on järjekordne atentaadikatse Moskva südames. Keegi, ja me ei ütle kindlalt, et see on Ukraina, tegutseb otse Venemaa võimu keskmes ning tundub, et Kreml ei saa selle vastu midagi teha. Venemaa on püüdnud oma kindraleid kaitsta. Turvameetmeid rakendatakse, näiteks neid, mis olid Bolšoi-Rossi sees, kui toimus atentaadikatse Tšarko vastu. Kuid sellest ei piisa. Venemaa ei suuda mõrvareid leida ja kui nad neid ei leia, ei saa nad ka midagi ette võtta. Kes iganes neid mõrvu korraldab, peab tal olema terve võrgustik spioone otse Moskvas, kes tegutsevad silmade ja kõrvadena, võimalikke sihtmärke jälgides. Venemaa eliit ei tea, kuhu pöörduda. Nad teavad, et keegi kusagil varjudes võib neid praegu jälgida. Ja kui nad on piisavalt edevad, et pidada uhket sünnipäevapidu ühes Moskva jõukamas linnaosas, siis tähendab see, et nad on lihtne sihtmärk. Mis puudutab Kremli nõuandeid nendele kõrgetele isikutele, siis kasvatage habe ja muutke oma marsruute tõsiselt. Just seda teatas The Insider. Pärast viimast Moskva pommirünnakut soovitab Venemaa kaitseministeerium oma kindralitele nii teha. Me mõtleme, et see on parem kui Clark Kent ja tema prillid. Aga kuidagi ei tundu, et habeme kasvatamine suudaks petta mõrtsukat, kes jälgib iga sihtmärgi liigutust. Kui see sihtmärk oma kodust välja tuleb, ütleb jälitaja lihtsalt. Vaata, ta kasvatas habeme. Ära avalda isiklikku teavet sotsiaalmeedias, vaheta telefoninumbreid ja ole ettevaatlik kõigi suhtes, keda näed korduvalt oma tavapärastel marsruutidel. Aga just see ongi probleem. Need on kõige elementaarsemad põhitõed. Neile kindralitele ei anta isiklikke ihukaitsjaid ega midagi, mis võiks tegelikult rünnakut ära hoida. Nõuandeks paistab olevat, kasvata veidi näokarvu ja püsi internetist eemal. See on küll elementaarne, kuid võib-olla järginud Tšaiko seda nõuannet. Nüüd on Venemaa kindralite seas levimas uus hirmulaine ja habeme kasvatamine seda ei peata. Tõsiasi, et Baltsi-Rossi rünnak üldse aset leidis, on Putini jaoks järjekordne alandus. Sõjas, mis on neid juba niigi täis olnud. Iga paari nädala tagant. Nüüd on jälle üks pealkiri, mis kõlab nagu lõpu algus. Venemaa majandus on kokku varisemas, Krimm on isoleeritud, Kremli sõdurid surevad 10 000 kaupa. Enamik venelasi tahab nüüd, et see sõda lõppeks ja Venemaa alustaks rahuläbirääkimisi. Ja iga kord tekib sama küsimus, kui kaua saab sõda Ukrainas veel jätkuda? Siiski võib väita, et see on vale küsimus või vähemalt on see suunatud valele sihtmärgile. Sest aus vastus küsimusele, kui kaua saab Putin seda sõda jätkata, ei puuduta tegelikult tanke ega droone. Või seda, mitu kilomeetrit territooriumi iga kuu mõne küla või linna ümber käest kätte liigub. See puudutab midagi palju vähem nähtavat ja palju raskemini ümberpööratavat. Viimase 4 aasta jooksul lakkas sõda Ukrainas olemast lihtsalt sõda, mida Venemaa peab. Ja sellest sai asi, mis toidab kogu Venemaa sisemist süsteemi.
ja see muudab kogu küsimust, sest kui see on tõsi, siis kõige hirmutavam stsenaarium Vladimir Putini jaoks ei ole sõja kaotamine, vaid selle võitmine. Alustame osast, mis kõlab kõige vähem intuitiivselt, sest just sellel on kõige rohkem tõendeid taga. Viimastel aastatel oleme kõik harjunud mõttega, et sanktsioonid ja kaotused lahinguväljal lämmatavad aeglaselt Venemaa majandust. Ja lõpuks sunnib see surve Moskva läbirääkimistele. Loomulikult on Venemaa majandusel tõepoolest surve ning see avaldab ka märkimisväärset mõju. Aga seda on lihtne näha. Pärast tugevat taastumist aastatel 2023-2024 aeglustus SKP kasv 2025 aastal ja 2026 aasta alguskuudel umbes 1%. Venemaa majandusarengu ministeerium teatas, et majandus kahanes 0,3%. Kuigi see võib tunduda väike number, on see siiski tunduvalt madalam kui sõjaaegsete kulutuste jätkamiseks vajalik kasvutempo ilma eelarvesurvet suurendamata. Aga sõda ei maksnud Venemaale ainult raha. Riik on pidanud üles ehitama kogu oma majandusliku aluse, et seda sõda toetada. Ja nüüd sõltub majandus tegelikult sõja jätkumisest täpselt sama palju, kui Ukraina sõltub selle lõppemisest. See tuleb kõige ilmekamalt esile selles, kus Venemaa töötajad töötavad. Alates 2021 aastast on Venemaa tööjõu osakaal, kes töötab kaitsetööstuses, kasvanud alla 4%, pealt veidi üle 5%. See ei pruugi kõlada kuigi palju, kuni sa selle inimeste arvuks ümber arvestad. Umbes 3,8 miljonit venelast töötab sektorites, mis on otseselt seotud sõjatööstuskompleksiga. See on üle 500 000 töökoha võrra rohkem kui enne sissetungi algust. Ja need ei ole lihtsalt suvalised töökohad. Kaitsetööstussektori palgad on kasvanud 30–60% aastas, ületades kaugelt inflatsiooni riigis, kus sellised palgatõusud olid varem mõeldamatud. Provintsilinnades, mis olid 10 aastat seisakus olnud, on kaitsetehase palgad olnud lausa elu muutvad. Venemaa suunab relvatootmisse tohutuid, enneolematuid riiklikke summasid ning see kulutamine kandub edasi palkadesse, tarbimisse ja piirkondlikesse eelarvetesse, mis muidu kahaneksid. See strateegia on kitsas mõttes töötanud, sest see hoiab sõjaaegset majandust vee peal. Ametlikult moodustab sõjaline kulutamine kuskil 7–8% Venemaa SKT-st. Mitteametlikult hindavad mõned allikad tegelikuks numbriks 10–12%, kui arvestada kõike, mis on peidetud seotud eelarveridade sisse. Igal juhul räägime sõjaaegsest stiimulist, mida pole Venemaal sellises ulatuses olnud alates Nõukogude Liidu ajast ega ka mujal maailmas. See viib meid küsimuseni, mis juhtuks majandusega pärast sõja lõppu. Just siin on viimase aasta jooksul Venemaa analüütikute seas esile kerkinud tõeliselt tähelepanuväärne väide. Ja see on see, et Venemaa president Vladimir Putin suudab tõenäoliselt lubada endale veel ühe sõjaaasta lihtsamini kui esimest rahuaastat. Ja see ei ole sellepärast, et rahu oleks alandav või näeks välja nagu kaotus, kuigi mõlemad asjad on tema jaoks samuti olulised, vaid see tuleneb puhtalt majanduslikest mehhanismidest. 89 Venemaa föderaalpiirkonnast oli 2025 aastal eelarve defitsiidis 74, võrreldes eelmisel aastal olnud 50-ga. Föderaaleelarve puudujääk ületas juba selle aasta esimese 6 kuuga kogu aasta eesmärgi. Ja see kõik toimub ajal, mil sõjamajandus töötab endiselt täisvõimsusel. Tõeline demobilisatsioon, selline, kus võitlus tegelikult lõpeb ja raha selle ülalpidamiseks enam ei liigu, rebiks sõjaaja majanduse juurtest lahti. Sissetulekutoetus, mis hoiab üleval 10 piirkondlikke majandusi, jättes samas täitmata kõik need lubadused, mida piirkondlikud valitsused selle raha toel andsid. See ei ole tabeli probleem, mida saaks Moskva ülekandemaksega lappida. See on struktuurne auk. Ja siis on veel demobilisatsiooni teine pool, inimesed. 2025 aastal värbas Venemaa üle 400 000 lepingulise sõduri, kes peavad lõpuks koju naasma ja tööd leidma. Nii paljude inimeste korraga tööturule tagasilaskmine oleks iseenesest piisav, et töötuse määra märkimisväärselt tõsta. Pea meeles, need on ainult 2025 aastanumbrid. Ja Venemaa on plaaninud värbamist 2026 aastal veelgi suurendada, minnes isegi üle aastaringsele ajateenistusse kutsumisele, et tagada rindele pidev sõdurite voog. Tegelik töötuks jäänud inimeste arv läheneks tõenäoliselt 1 miljonile või ületaks selle. Ja siis peame arvestama, millistele töökohtadele need mehed üldse kvalifitseeruvad. Tsiviilelus on väga väike nõudlus nende konkreetsete oskuste järele, mida sõjas omandatakse. 2025 aasta hinnangute kohaselt ei suutnud umbes 43% juba demobiliseeritud sõduritest leida tsiviiltööd. Kui korrutada see palju suurema naasvate veteranide lainega ja lisada lahingute psühholoogiline koorem, saadki tulemuseks suure hulga relvastatud, väljaõppinud ja pettunud noori mehi, kellel pole midagi teha ega põhjust olla tänulik. Nii et Kremlile kõige tõenäolisem tee ei ole puhas rahu, millele järgneb sujuv üleminek.
see on veniv demobiliseerimine, mis hoiab veteraane mundris, raha voolamas ja kogu süsteemi töös aeglasemalt, kuid siiski märkimisväärse kiirusega määramata ajaks. Teisisõnu, isegi parimal juhul, kui tulistamine homme lõpeb, ei lõpe sõjamajandus sellega. Nüüd räägime sellest, kes sellest kõigest tegelikult kasu saab, sest siin läheb lugu veelgi huvitavamaks. Kuigi võib öelda, et sõda toimub Venemaa ja Ukraina vahel, ei pruugi tegelikud otsustajad ja mehhanismid, mis toidavad Venemaa agressiooni taga olevat geopoliitikat, asuda alati isegi Venemaal. Selleks peame minema tagasi aega enne sõda, kui Vene võim toetus Putini all 3 sambale. Seal olid tehnokraadid, inimesed nagu peaminister ja keskpanga juht, kelle ülesanne oli hoida majandus stabiilsena ja kasvavana. Seal olid silovikid, julgeolekuteenistused, kelle ülesanne polnud niivõrd elanikkonna kontrollimine, vaid pigem eliidi korrale kutsumine, et keegi liiga palju reeglitest kõrvale ei kalduks. Ja olid oligarhid, ärimehed, kes müüsid Venemaa naftat, gaasi ja metalle läänele, hoidsid suure osa oma varandusest turvaliselt väljaspool riiki ja vastutasuks nautisid omamoodi kummalist pooliseseisvust. Nad tegutsesid Putini süsteemi sees, kuid neil oli mõjuvõim ja mis veelgi olulisem, neil oli väljapääsu tee. Moskva võis neile survet avaldada, kuid ei saanud neid lihtsalt hävitada. Kogu see kokkulepe on viimase 4 aasta jooksul täielikult lammutatud ja üles ehitatud millekski hoopis teistsuguseks. Tehnokraadid on endiselt alles, kuid nende töö on täielikult muutunud. Varem ehitasid nad üles jõukust. Nüüd püüavad nad lihtsalt takistada masinad kokku jooksmas. Venemaa kaotas ligipääsu lääne kapitaliturgudele. 2025 aasta lõpuks hinnatakse, et umbes $300 miljardit Venemaa reserve on endiselt välismaal külmutatud. Rahvusliku heaolufond, riigi tagavara raskemateks aegadeks, on kahanenud vähem kui 40% oma sõjaeelsest likviidsest väärtusest. Energiatulud, mis kunagi rahastasid enam kui 1/3 föderaaleelarvest, on langenud umbes veerandini, kuigi nafta ja gaasitulu on kõikunud, kuna Venemaa suunas ekspordi ümber ja kohanes sanktsioonidega. Intressimäärad on püsinud tasemel, mida peetaks peaaegu igas teises majanduses riiklikuks hädaolukorraks. Tehnokraadid töötavad kõvemini kui kunagi varem, kuid samal ajal kaotavad kogu aeg mõju, sest sõjamajanduses ei sea prioriteete need, kelle käes pole relvastuseelarvet. Nemad lihtsalt koristavad pärast ära. Olitargaid on tabanud see veelgi rängemalt, sest nende iseseisvus põhines täielikult rahal, mis oli turvaliselt Venemaa haardeulatusest väljas. See kõik pühiti peaaegu üleöö minema lääne sanktsioonidega ja Kreml on seda haavatavust ära kasutanud. Alates sissetungist on Venemaa kohtud menetlenud lainet, mida tehniliselt nimetatakse natsionaliseerimiseks, kuid mida täpsemalt võiks kirjeldada kui sundvõõrandamist. Hinnangud konfiskeeritud vara koguväärtuse kohta varieeruvad sõltuvalt sellest, kes loeb, kuid mõõdukas hinnang on umbes $50 miljardit väärtuses Vene rublades aastatel 2022 kuni 2025. Ja olenemata ulatusest või tegelikust arvust on muster selge. Varad kuulutatakse strateegilisteks, omandiõigust vaidlustatakse tagantjärele ning kohtud tegutsevad kiiresti. Mõnikord teevad otsuse juba mõne päeva jooksul pärast kohtuasja algatamist. Kui soovite näidet, kuidas see välja näeb, siis võtame näiteks kullakaevanduse magnaadi nimega Konstantin Strukov. Ta kontrollis Venemaa 3. suurimat kullatootjat ja teda peeti juba ammu lojaalseks, tähelepandamatuks Kremli liitlaseks. Aastal 2025 süüdistati teda selles, et ta oli ettevõtte omandanud ebaseadusliku erastamise teel aastakümneid varem. Tema pass tunnistati kehtetuks ajal, kui ta väidetavalt üritas riigist lahkuda. Mõne päeva jooksul anti tema enamusosalus kohtumäärusega riigile üle. See polnud teisitimõtleja karistamine režiimile vastuseisu eest. See oli piirkondlik ametnik Putini enda parteist, kes avastas, et paberil üles näidatud lojaalsus ei taga enam turvalisust. Kõige selle tulemusel on võimuladvikus kujunenud teistsugune majandus. Enne sõda oli Venemaa midagi erakapitali oligarhia sarnast, kus suured ettevõtted toimisid vahendajana Kremli ja üleilmsete turgude vahel. Nüüd on uuel lojaalsete klassil rikkus, mis sõltub otseselt sellest, et Venemaa vastasseis läänega jätkuks. Nende suurim hirm on eelmise omaniku tagasitulek. See kõik tähendab, et rikka inimeste grupp, kes kunagi suutsid Venemaad kompromissile suunata, on asendunud grupiga, kelle kogu varandus sõltub sellest, et konflikt ei lõpeks kunagi. Ja kes on täitnud vana oligarhide poolt jäetud tühimikku? Täpselt need grupid, keda võiksid oodata. Julgeolekuteenistused on pidevalt kasvanud. Igal aastal lisandub uusi töötajaid ja uusi volitusi. Samal ajal kui rahvuskaardi ümber loodud paralleelne sisearmee on laienenud sadade tuhandete sõduriteni. Otse Vladimir Putini alluvuses tegutsev jõud, mille ainus eesmärk on kaitsta režiimi oma enda elanikkonna, mitte välise vaenlase eest. Ja mis kõige tähtsam, sõjatööstuskompleks ise, mis oli kunagi üsna marginaalne osa Venemaa majandusest, on muutunud ilmselt riigi kõige võimsamaks majandustegijaks.
andes tööd miljonitele inimestele, hoides käigus terveid piirkondlikke majandusi ning luues uue sõjast rikastunud eliidiklassi, kelle jõukus sõltub kaitse-eelarve pidevast kasvust. nii et tänapäeva Venemaa tõelise majandusliku võimuga inimesed ei talu sõda vaikselt kui äritegevuse kahetsusväärset kulu. Nad on mingis mõttes sõjavili. Nende staatus, rikkus ja kaitse kriminaalvastutuse eest sõltuvad kõik sellest, et sõda jätkuks. Ja naimesed, kes oleksid rahust kasu saanud, vanad tehnokraatlikud ja oligarhilised klassid, on süstemaatiliselt ilma jäetud mõjust, mida neil oleks vaja selle nimel tegelikult tegutseda. See viib meid millegi juurde, mis seob kogu selle loo kokku ja viib selle täielikult Venemaa piiridest välja. Mis toimub Venemaa kaubandussuhetes Hiinaga? Enne kui me sellesse süveneme, kindlasti telli sõjasaade. Me käsitleme Venemaa ja Hiina vahelisi sidemeid ning nende ümber kujunevat geopoliitikat meie videotes palju põhjalikumalt. Viimastel aastatel on tavapärane narratiiv olnud see, et Venemaa ja Hiina lähenevad üksteisele, moodustades omamoodi läänevastase telje, kus Peking astub mängu, et osta naftat ja gaasi, mida Euroopa enam ei soovi. Heaks näiteks on see, et kaubavahetus nende kahe riigi vahel jõudis 2024 aastal rekordtasemele. Üle 237 miljardi dollari, mis on enam kui 25% tõus võrreldes eelneva aastaga. Hiina osa Venemaa energiatoodete ekspordist on tõusnud sõjaeelsest umbes veerandist kogu ekspordist nüüdseks ligi 40%-ni. Aga kui me seda suhet lähemalt vaatame, siis ei ole tegemist võrdsete partnerlusega. Venemaa vahetab ühe sõltuvuse veelgi halvema vastu. Hiina osa Venemaa kütuseimpordis on võrreldes sellega vaid tagasihoidlikult kasvanud, mis tähendab, et sõltuvus on peaaegu täielikult ühesuunaline. See annab Pekingile tohutu mõju hinna üle. Venemaa toornafta allahindlused, mida Hiinale müüakse, tõusid sõja alguspäevil kuni 18%-ni. Leevenesid mõneks ajaks, kuid on taas tõusmas, kuna lääne sanktsioonid karmistuvad veelgi. Aastal 2026 ostis Hiina ligikaudu poole Venemaa kogu toornafta ekspordist, olles samal ajal domineeriv ka teiste ekspordiartiklite, nagu gaasi, naftatoodete ja isegi kivisöe puhul. Hiina kasutab seejärel seda positsiooni, et pidada karmid läbirääkimised, eelistades paindlikke lühiajalisi lepinguid selliste pikaajaliste kohustuste asemel, mis annaksid Moskvale tegeliku rahalise kindluse. Selle tasakaalustamatuse kõige selgemaks sümboliks on torujuhe, mis näib aina peaaegu teoks saavat, kuid ei saa kunagi päriselt teoks. Siberi jõud 2 on aastaid räägitud kui järgmisest suurest Vene gaasitorust, mis suundub itta. Projektist, mis kinnistaks lõplikult Venemaa pöörde Euroopast eemale. Ja siiski, isegi pärast kõrgetasemelist visiiti Pekingisse 2026 aasta mais pole Putin suutnud kindlaid tingimusi kokku leppida. Läbirääkimisi jälginud analüütikud kirjeldasid, kuidas Hiina hoiab Moskvat meelega ootamas, kasutades võimalust osta Ameerika veeldatud maagaasi läbirääkimiste trumbina, et hinda alla suruda. Sest siin on oluline täpsustus. Peking ei vaja tingimata just Venemaa gaasi. Tal on vaja odavat energiat ja tal on ka teisi võimalusi. Venemaal seevastu pole kusagile mujale seda gaasi müüa sellistes kogustes, nagu tal vaja oleks. See on sõja seisukohalt ülimalt oluline, sest energiamaksud moodustavad endiselt umbes viiendiku Venemaa föderaalsest eelarvest. See tähendab, et iga kord, kui Hiina otsustab osta veidi vähem või nõuda suuremat allahindlust, ei kohandada lihtsalt kaubandusbilanssi, vaid keerab lahti või kinni üht peamist rahakraani, mis sõda rahastab. Ja mitte ainult Venemaa majandus ja liidud pole ümber kujundatud viisil, mis kestab kauem kui see konkreetne sõda. Sama kehtib peegelpildis ka rinde teisel poolel. Euroopas on juhtunud midagi, mida enne 2022 aastat oleks väga vähesed inimesed osanud ette näha. Toimunud on struktuurne, äärmiselt kulukas taasrelvastumine ulatuses, mida pole nähtud pärast külma sõda. Euroopa Liidu ühine kaitsekulutuste maht kasvas aastatel 2021-2025 üle 75%. Ainult 2025 aastal on Euroopa NATO liikmesriigid hakanud jõudma või ületama alliansi vana 2% SKP eesmärki. Ja see eesmärk ise on juba asendatud. NATO uuem eesmärk, mis võeti ametlikult vastu 2026 aasta tippkohtumistel, seab sihiks 5%. Ja Euroopa valitsuste arutelu ei käi enam selle üle, kas kulutusi sellel tasemel hoida. Küsimus on selles, kuidas seda aastateks, võib-olla aastakümneteks jätkusuutlikult teha. Enamik on vastu võtnud 2026 aasta juunis sõlmitud Haagi kokkulepe, mis näeb ette 3,5% kulutamist riigikaitsele ja veel 1,5% laiemale infrastruktuurile, mis teenib nii riigikaitset kui ka NATO koostalitlusvõimet. Kuid raha kogumine ja tegeliku sõjalise võimekuse ülesehitamine osutuvad kaheks väga erinevaks probleemiks. Hoolimata aastatepikkusest rekordilisest kulutamisest näitas üks hiljutine analüüs alliansi hangete andmete kohta, et Euroopa varustuse laovarud on endiselt madalamad, kui need olid 2021 aastal. Miljardid on läinud annetusteks Ukrainale, uutele lepingutele ja hädaolukorra tootmisliinidele, kuid ühine varu on siiski vähenenud.
isegi NATO enda 2026 aasta suurtükimürskude tootmise eesmärk, kui see täielikult täidetakse, viiks ainult umbkaudse võrdsuseni Venemaa enda mürskude tootmisega. Enne veel, kui arvestada lisavarustust, mida Venemaa saab Põhja-Koreast. Võrdsus ei ole heidutus, see tähendab vaevu sammupidamist. Samal ajal on Euroopa oma energiasuhteid Venemaaga vähendanud. Enne seda moodustas Vene gaas umbes 45% Euroopa Liidu torujuhtme ja LNG impordist. 2025 aastaks oli see langenud umbes 12%-ni. 2026 aastal. Seoses Lähis-Ida poliitilise ebastabiilsusega võttis Euroopa mõõduka lähenemise ja säilitas impordi Venemaalt umbes 10–13% tasemel. Veelgi olulisem on see, et 2026 aastal varem vastu võetud uued määrused seadsid kindla lõpptähtaja, lõpetades kogu ülejäänud Vene LNG järk-järgult 2026 aasta lõpuks. Toru gaasi osas järgneb see 2027 aasta sügiseks. Mõned hinnangud viitavad, et see tähendab umbes $10 miljardit aastas energiatasudena Venemaale, mis kaovad lõplikult. Kui need kaks asja kokku panna, Euroopa taasrelvastumine ja Euroopa energiasuhete katkestamine Venemaaga ning saad sama loo versiooni, mis toimub Venemaal. Struktuurne muutus, mis ei sõltu sellest, kuidas sõda Ukrainas tegelikult lõpeb. Isegi kui homme sõlmitakse relvarahu, ei kavatse Euroopa valitsused vaikselt kaitsekulutusi tagasi viia. 2019. aasta tasemele ega ava uuesti Vene gaasikraane. Euroopa luureteenistused planeerivad juba praegu, arvestades hoiatustega, et Venemaa võib järgmise 5 aasta jooksul olla võimeline NATO-t sõjaliselt proovile panema. Sõda on juba loonud uue Euroopa, samamoodi nagu see on loonud ka uue Venemaa. Kumbki neist ei pöördu enam tagasi endise olukorra juurde, ükskõik mis lahinguväljal edasi ka ei juhtuks. See kõik ei tähenda, et lahingud ise ei oleks olulised. Inimesed surevad massiliselt ja lahinguväli määrab endiselt, kui palju mõjuvõimu kellelgi läbirääkimistel on. Aga see tähendab, et küsimus, mida kõik ikka ja jälle esitavad, kui kaua suudab Putin sellega jätkata, on suunatud vales suunas. Ausam küsimus oleks, kas Putini Venemaa suudab üle elada olukorra, kus sõda tegelikult lõpeb. Sest praeguseks pole sõda lihtsalt midagi, mida Venemaa teeb, vaid sellest on saanud miski, mille ümber Venemaa on uuesti üles ehitatud. Ja süsteem ise on aeglaselt, kuid kindlalt kokku varisemas. Ainult et seekord pole kindel, mis tõuseb Vene Föderatsiooni tuhast. Et rohkem teada saada, vaata seda videot. Ja kindlasti jää sõjasaate tellijaks, et saada iga päev videoid kõigi olulisemate globaalpoliitika teemade kohta.